Yeah, thank you. You're all too kind. We have a famous person here from Malaga. I'm a famous person in Estonia. Famous person in Estonia. Oota, ei saa enne nii alustada, kui ei ole avatud. Kõik on virsikud, väga hea. Sul on virsikud, jah? Mul on siia üks laim. See on ju see emotikum ka, vaata, virsik. Mul on üks alatu laim. No jah, tavaliselt on see vastupidi. Minu kohta on alatu laim. Tere! Aga... Oota, ma teen selle virsiku lahti. Teeme mõlemad virsikud lahti. Ei, ja mul on nüüd virsik õige. Jooge ka lumioravat, ärge kurnake oma keha igast jamaga ja kui kurnate, siis vahepeal laske midagi head ka vahele. Ja kallid, ma tahtsin öelda raadiokuulajad, podcasti kuulajad, meil läheb käima ka lumioravaga üks tore loos, sest meil on nii Instagramis kui ka TikTokis täitunud 100 jälgijat, nii et paneme loosi käima. 100 jälgijat! 100 jälgijat, aitäh teile! Kas võib öelda, et need esimesed 100 on siis nagu sellised fännid, päris fännid kohe? Ma arvan küll, jah, need on need algusest lõpuni meiega. Kui te veel ei ole jõudnud meid jälgima hakata, siis kindlasti tehke seda, sest tõepoolest me paneme lumioravaga koostöös ühe loosimängu käima, mis alates sellest hetkest, kui te seda näete, avaldamishetkest 2 nädalat siis käib, nii et minge otsige üles see postitus TikTokist, Instagramist, täitke ära kõik kriteeriumid, mis me teile sinna välja mõtleme, kes peab tegema kukerpalli ja mida muud. Ja siis osalete loosis ja tõepoolest valime siis ühe võitja välja, kes saab endale lausa kasti täis lumioravat, vaba valik maitse osas ka siis võitjale. Tegelikult on nagu äge mõelda, 100 inimest sai täis. Ma üks hetke vaatasin, mitte küll see nädal, aga äkki möödunud nädalal erinevaid meie kanaleid ja statistikaid ja jälgijaid ja vaatamisnumbreid ja mulle pigem tundub, et see 100 ongi nagu selline meie hetke siuke päris fännibaas, kes nagu ootavad võib-olla uut episoodi ja kohe panevad käima ja kuulavad selle algusest lõpuni ja ülejäänud. Ma isegi julgeks väita, et võib-olla 1000 on nagu sellised, kes on juba poole jalaga ukse vahel, aga nad ei ole, nad on natukene veel lasevad ennast moosida, et ta ei ole seda subscribe'i vajutanud, sest kui sa vaatad neid numbreid, ütleme YouTube'is neid numbreid on, kus mingi 400 on keskmine siuke ühe episoodi kuulatavus. Vaadatavus. Jah, kuulatavus, vaadatavus. Need ei ole siis need klikid on ju. Ma ei tea, kuidas YouTube üldse neid arvestab, kui palju sa pead vaatama, et see vaatamisena kirja läheks sinna 1,5 tunnisele videole. Pole õrnaimugi. Et neid inimesi, kes on siuke on-off praegu, vaatavad, piiluvad, neid on ikka sadu ja me kannustame teid kindlasti vajutama seda subscribe nuppu. Minge kindlasti kohe siit natukene alla poole, nüüd lükka näppuga ja siis kohe sealt subscribe ja ma ei tea, kuidas Spotify's on follow. Ja ilmselt alates tänasest sellest episoodist oleme olemas ka Apple podcastis. Meid leiab ikka igalt poolt ja meil on ka eelmiste episoodidega seoses meil kiri tulnud üks värski. Kas ma tohin ühe asja siia vahele lisada kuulajatele siukse väikse näite, et minu sõber ütles, et Rometile tervitused, et miks teid Apple podcastis ei ole? Mina ei teadnud, et see on nagu thing, et inimesed sealt päriselt kuulavad nagu Apple podcastis. Kes kasutab Apple Musicut nagu? Ma olen neid Apple'i seadmeid ostnud, siis saad 30 või 3 kuud tasuta vaata neid Apple Musicuid ja siis ma ei ole isegi neid aktiveerinud. Tuleb välja, et inimesed kasutavad ja kui on veel mingeid kohti, kus teie olete harjunud näiteks oma podcast'e või asju kuulama ja me seal olemas ei ole, siis te võite julgelt meile kirjutada. Me hea meelega paneme sinna ka üles, et me lihtsalt siin esmajoones läksime nagu oma harjumuste radapidi. Ehtel, kus sina tavaliselt kuulad oma podcasti, YouTube või Spotify? Ma olen Spotify uskusest. Mul ei ole seda YouTube Premiumit ja Spotify's on hea, vaata mul on kõrvaklapp peas, mul telefonil ekraan läheb kinni ja ma saan kuulata nagu mugavam kuidagi. Kas sul on ikka, sa oled MC seal family selle sees, ei taha seda YouTube'i Premiumit, ma ei ole veel nii ise või ole. Kusjuures mul on vastupidi, et mul on endal tehtud see family plan, millest mina maksan ja siis mul on kuidagi sõbrad on pookinud ennast sinna külge. Head sõbrad. Kas mitu sõpra sinna juurde saab panna? Ma jään vastuse võlgu. Mul on võib-olla mingi 6-liikmeline, mida mina siis maksan. See on nagu suht kallis ka tegelikult, mingi 20 taala või? Pea 30 maksan iga kuu, jah. Ma natuke kuidagi vaikne, mulle tundub. Kas sa oled vaiksem kui mina? Vaata, mis need kellad näitavad siin. Mul nagu kõrvaklappides on küll natuke selline tunne.
võib-olla tšutt juurde panna. Sa oled nagu väga vali mul kõrvaklappides, aga... Olen või? Jah. No aga ma panen sind juurde siis. No pane natukene. Aga mitte väga palju. Sa võid kõvemini rääkida ka, see aitab alati. Ma ei taha väga siia mikrofoni sisse ka karjuma hakata, muidu on need ka sees. Ma tegelikult natukene võtsin seda sinu mikri valjutust maha. Sest need inimesed, kes kuulavad meid kõrvaklappidega, saavad teada ilmselt seda, et Eestimaal on jõudnud suvi. Ja. Meil kõrval siin stuudionurgas väikene hamm undab, ehk siis väike ventilaator hamm. Sest siin toas on kergelt hamam. Jah, nagu näete, varbad on väljas. Kergelt on palavaks läinud. Ma küll soetasin siia stuudiosse spetsiaalselt selle podcasti pärast mobiilse kliimaseadme, mis eile jõudis siia kohale, aga kerge seadistamise küsimus on veel, nii et ma pean vabandama ehtel. Kui meie näod selle episoodi lõpuks kõvasti läigivad, siis te teate, miks see on. Be not sorry. Yes. Aga meil on toredaid kuulajaid, kes on siis näiteks hiljuti alles avastanud meie podcasti ja üks usinam oli kohe siis meile ka kirja teele pannud, sest temal jäi miskit kriipima, nii et kuulame, mis ta siis meile kirjutas. Kuulasin podcasti ja mul jäi kõrvu üks küsimus, et kes ei laigi sotsiaalmeedias, et nad on nagu halvad. Ma võin öelda, ma ei postita midagi, ma ei laigi ka väga midagi, väga harva, kui tuleb meelde, et peaksin laikima. Kui näed tuttava pilti või midagi ja siis vahel mõtlen, kas laigin seda inimese pilti või mingit muud, mida ta postitab, et imelik hakkab veits, et ta laikis või midagi sellist, pole harjunud laikima, tänapäev läheb nii karmiks, et kui ei laigi, oled halb. Ja meil oli siis podcastis see teema, et laikimine ei maksa mitte midagi, toetage oma sõpru tuttavaid, kui te näete, et neil on mingisugune uus ettevõtmine käsil, et saate lihtsalt niimoodi neid toetada ühe väikse laigiga, aga me ei rääkinud päris sellest, et jah, et igat postitus siin laikima peaks. Tõmba see mikker natuke lähemale. Sa tõrjad, ta töötab raadios. Mina otsin ta sinna tööle. Täpselt. Jaa, ma lugesin ka seda kirja täna hommikul, kui ma ärkasin, kusjuures kohe avasin, ma olin veits unine. Ja ei, good point. Mul on ka selliseid sõpru, kes tegelikult natukene käivad seal luuramas, aga võib-olla ei ole mitte kunagi näiteks 15 aasta jooksul mitte midagi laikinud. See on ka okei. Ma tol hetkel, kui meil see arutelu oli sellest teemast, siis mina pigem mõtlesin ja pidasin silmas seda neid inimesi, kes muidu kogu aeg laigivad. Ma ei tea, käisin täna söömas Vapianos, tegin check-in'i, ma ei tea, kes üldse enam keegi teeb niimoodi. No, siuke olme asju, vaata, laikid ikka, et kuidagi, et ma ei tea, mis nende eesmärk siis on, et sõber olla või silma jääda või whatever. Aga kui sa alustad mingi uue asjaga, siis nad ei laigi. Sest nad tahavad sind põrumas näha. Minu point oli nagu see, et kui sa ei laigi, see on juba fine, sa ei peagi laikima kõike ja nii edasi. Ja ära tunne ennast halvasti. Ja ära tunne ennast selle pärast halvasti. Ma ei mõtlenud seda niimoodi. Pigem mõtlesin seda, et ma arvan, ka sul on neid inimesi, kes kogu aeg sind laikivad. Alusta mingi uue ettevõtmisega sotsiaalmeedias ja vaata, kas nad siis ka laigivad. Siis sa saad aru sellest, mis ma ja meeste puhul ma saan väga hästi aru ka seda, et ega nad väga ei julgegi laikida, et enamus mehi laigivad naisi, kellel on suured püstad, suured tagumikud ja nende naised kipuvad seda nägema ja tegelikult mitte ainult. Jah, et tegelikult kõik näevad seda, mida sa laigid ka, et see kuskile jookseb sinu feedis ka. Kuskilt saab näha seda Instagramis kui ka TikTokis. Et tasub ettevaatlik olla ka selle laikimisega. Ja ma ei tea, mulle tundub nagu, et selles mõttes tasub ka ettevaatlik olla, et keda sa laigid, et vastupidine efekt võib olla. Et võib-olla sa lihtsalt laikisid nagu, et vana hea sõber ja näed hea välja, võib-olla natukene kaalust alla võtnud ja kohe siuke positiivne emotsioon paned talle selle laigi või võib-olla laigid teda pidevalt, on ju, oled lihtsalt harjunud oma sõpru tuttavaid, eriti vanu tuttavaid laikima. Aga siis loetakse nendest laikidest midagi välja, et kuuled, et ma ei tea, kogu aeg laikib mind, ma ei tea, ta flirdib, otsib tähelepanu. Et siukseid asju võib ka olla. Olen leidnud ennast kunagi siukses olukorras, jah. Aga jah, kui see like ei tee sulle liiga ja sa näed, et see aitab kuidagi seda inimest, kes on seda postitanud, siis miks mitte, see ei võta tükki küljest, nii et aidake kaasmaalaseid. See ventilaatori sahin ei ole häiriv?
ma nagu ei kuule, et see jääks, võib-olla ainult siis jääb, kui mina räägin mikrisse, on selline tunne. Ja, sest see tuleb sealt poolt, jah. No vast ei ole hullu, andke teada siin kommentaarides. Vaikselt sosistan siia edaspidi niimoodi mikrofoni. Aga jaa, no kui rääkida üldse sellest sotsiaalmeediast ja oma sõprade ja asjade toetamisest, siis need algoritmid on ju nii erinevad ka veel erinevate platvormide põhiselt, kui Meta kasutab ju mingit biomeetrilist datat lausa, kui seal on iPhone, on ju, siis iPhone'il on ju näotuvastus ja seal ei ole ju lihtsalt, et kaamera filmib mind, see on ehtel, ma teen nüüd, lasen tal selle pangaülekande ära teha, vaid seal on ikkagi sisuliselt öeldes radar, mis paiskub vastu su nägu, joonistab kõik, terve su näo reljeef on näha, on ju. Ma kujutan ette, et on olemas kindlasti programme, ma ei tea, tehisintellekti põhiselt, mis näo ilme järgi ütlevad, palju sa täna öösel magasid ja mis tuju sul on ja mis su vererõhk on ja whatever, on ju. Et Meta ju jälgib tegelikult ka seda, et kui sa scrollid Instagramis või Facebookis, kus iganes, lisaks sellele, et mille peale sa klikid, mida sa likeid, Meta ju näeb ka seda, et kui palju sa mingi postituse peal seisma jäid ja the rabbit hole goes even deeper. Ta isegi jälgib seda, et kas sa vaatad neid rindu seal pildi peal või oled sa hoopis tagumiku mees või vaatad sa selle auto velgi või vaatad sa selle auto, ma ei tea, värvi. Et seda kõike on võimalik ja seda tehaksegi, vaadatakse üle, mis sulle meeldib ja selle järgi siis kujundatakse seda algoritmi. Et see on päris raju. Ja ma arvan ka seda, et ta kuulab pealt. Ja, et loomulikult. Sellest rääkis juba meile kunagi ammu Edward Snowden. aga tõesti, ja kui minna näiteks TikToki edasi, seal on täiesti teistsugused reeglid, seal on ju isegi see vaatamine ei anna nagu algoritmile kõige rohkem neid punkte, mille alusel ta siis paiskab suuremale audientsile selle video edasi, seal on ju erinevad muud faktorid, et kas sa jagasid seda videot edasi, kas sa pausisid, kas sa zoomisid seal võib-olla isegi sisse või et need algoritmid ja asjad on tänapäeval sotsmeedias päris huvitavad ja kui vähegi võimalik, ikkagi aidake oma sõpru ja laikike kaasa ja jagage edasi ja tehke kõik, mis vaja. Ma arvan, et kui teil läheb hästi, siis teie päris sõpradel läheb ka hästi ja ümbritsege ikka ennast nende inimestega, kes on tublid ja edukad. Ja meie aitame teid ka, kui meid jälgite, saate võib-olla endale kast lumioravat ja taaskord siis tänud meie sponsorile Lumioravale, et ikkagi kostitate meid ja hoolitsete selle eest, et me oma magneesiumi koguse saaksime siin iga saate salvestamise ajal kui ka järgselt kätte, nii et suur aitäh Lumioravale. Aga meil on siin selline lugu, et kui te veel aru saanud ei ole, siis 5. episood on käima läinud ja eelmistest episoodidest on tegelikult meil nüüd siin saladuskatte all võib öelda 2 nädalat, kui me viimati nägime Simoniga ja selle aja jooksul on ikka väga palju juhtunud. Näiteks siin Simon käis meil väljamaal, kus sa siis ära käisid? Ma käisin isegi korraks, käisin Euroopa Liidust väljas, küll aga see final destination, kus ma viibisin peaaegu et nädala, see oli küll Euroopa piirides, aga ütleme niimoodi, et see kõige kaugem Euroopa punkt enne USA-t või, enne Kanadat, mis geograafiliselt kõige enne vastu tuleb. Madeiral käisin, Madeira saarel Atlandi ookeanil. Ehk siis kuulub Portugali alla, aga ta on ikkagi jääb sealt Portugalist kõvasti madalamale ja kui sa vaatad kaarti, siis sisuliselt seal kõrval on ikkagi Afrika manner ja ma ei tea, whatever, Somaaliad, whatever. Miks sa läksid sinna? Seal kandis käisin, pidin tegelikult minema juba sinna detsembris äkki, kui ma õigesti mäletan. Kutsuti külla. Laura, minu hea sõbranna Laura resideerus sellel talvel tõesti Madeiral. Tore võimalus on ikka tore, kui su perel on seal korter. Ma natukene nagu mõtlesin Madeirale minnes, et fuck, nagu saar, Atlandi ookeani keskel, kui juba on sellised võimalused, et miks sa ostad sinna saare peale, et sa ju teed enda elu nagu keerulisemaks. Oleks võinud ju kuskile, ma ei tea, Andaluusiasse või Malagale või Siberisse juba ära osta. Kas või sinna Portoga juba ära osta, sealt saad tasuta. Aga sa ei tea siis, kuidas kommunismis asi käib. Teed tööd ja saad võib-olla korteri. Talongide eest. Saad või mingi uberiku endale.
aga mõtlesin selle peale, et noh, kurat, et nagu mina võib-olla ei ostaks nagu, et tahaks ikkagi autoga on ju ka hea ligi saada, on ju. Ja sinna saare peale, mõtlesin, et crazy. Aga kui ma sinna läksin, siis ma kind of sain aru vist, et miks Laura pere sinna selle korteri on soetanud. Ja mis see olla võiks? Sa ikkagi lähed nagu sinna saare peale, et kui ma sõitsin sinna saarele, ma olin seal ookeani kohal, mõtlesin, I kind of get it nagu, et sa lähed, see ongi täielik getaway, sa lähed sinna saare peale, sinna ei saa mitte kuidagi teistmoodi kui ma ei tea laeva või siis lennukiga on ju. Nagu Epsteini saarele. Mina seal ei ole käinud. Kas sina oled seal käinud? Sa oled võib-olla enda meelest kuulus, aga mitte nii kuulus. Aga Epsteini Islandist me võime rääkida küll, aga teeme sellest mingi vandenõuteooriate saate. Mul on sitaks vandenõuteooriaid. Ma olen kunagi olnud täiega kõikides rabbitoolides. Jätkuvalt. Ei, ma ei ole lamemaalane. aga jah, I kind of get it nagu, et miks siuke saar ja miks siuke valik, et tõesti sa tunned, et sa lähedki nagu puhkusele ja see ongi nagu mingi täiesti siuke eraldi kohakene vaata ja tegelikult ta ei ole ju teab mis suur ka, ma võib-olla eksin nüüd, ma ei ole nüüd kindlalt fakte uurinud, aga minu meelest on ta väiksem kui Hiiumaa. Jamie pull it up, kuule, meil on Jamie ka siin laua peal ju. ja Cristiano Ronaldo kodusaar ju, oled käinud? Oled kuulnud? Ma ei ole üldse, valetan, kui ma ütlen, et ma ei ole üldse Hispaanias käinud, sest Tenerife ja see ei ole Hispaania, see on Portugal. Ei, aga ta on ju ikkagi Hispaaniale kuulub. Portugalile. Madeira, Portugal. Tenerife on Hispaania, ikka jah. Spain, jah. Jah, okei, siis ei ole käinud. Aga Madeira saare ligikaudsed mõõtmed on pikkus 57 kilomeetrit, laius 22. Haigene, pisikene, saarekene. Ja pool saart on nagu siuke suhteliselt mägine, kõik on mägine tegelikult, seal ei ole sirged maad ei olegi, aga pool maad on siuke džungel ja pool on siis nagu linn ja pool saart on siis siuke vihmane pigem enamus aega ja tuuline ja pool saart on siis mõnusam. Aga tõesti, Cristiano Ronaldo kodusaar olevat olnud ka paar päeva enne minu saabumist seal koha peal, olid mingid pidustused ja asjad ja täpselt minu toa aknast avanes ka vaade siuksele kohalikule, seal on neid palju, aga ühele siis kohalikule staadionile, kus on, ma ei tea, võib-olla seal oli mingi siuke 40 000 vaatamiskohta. Ja väike fakt siia, Hiiumaa on suurem kui Madeira. Kilomeetrites rääkides, siis Hiiumaa on 989 ruutkilomeetrit, Madeira 741. Jaa, päris pisike on ta ikka, aga elanikke seal, ma ei tea palju on, aga ikkagi on. Võib mu storysid vaadata see, mis ma sealt rõdu pealt tegin, palju neid maju ja asju seal oli, ikka elab seal inimesi, ei saa öelda ja Laura on hästi sotsiaalne inimene ka ja muusik ja nii edasi ja ta ei pühi pudeliski paigal. Loomulikult on ta juba selle talvega seal kohaliku sellise muusikaskenega tuttavaks saanud, käinud kontserditel, ise andnud juba seal kontserte ja kohaliku siukse jazz-pundiga on seal kergelt sõbraks saanud ja tänu sellele õnnestus mul ka mõnede inimestega seal tutvuda. Kui nüüd mõtlete, et miks ma üldse läksin sinna Laurale külla, et kas me Lauraga oleme paar. Seda on küsitud mu käest viimase paari nädala jooksul päris palju. Ei, me ei ole Lauraga paar. Nii kurb on ju. Oleks vähemalt palju põnevam, kui oleks ütelnud jaa. Siit oleks Õhtuleht, see on nii palju uusi pealkirju. Eelkõige jaa, meil tuleb Lauraga hästi palju esinemisi sel suvel koos ja Laura on võib-olla ka oma esinemis sellist tavapärast esinemist Eestis nagu, ma ei tea, kas muutmas või muutnud või ta tahab ka siukest vaheldust saada, 20 aastat laval olnud. Ühesõnaga, me oleme Laura mingitest vanadest hittidest teinud uued versioonid ja meil on endal küpsemas vähemalt 5-6 erinevat lugu ja siis enamasti ikkagi sai sellepärast mindud, et me saaksime eelolevat suve siis planeerida, teha valmis mõned demod, nokitseda olemasolevate demode kallal ja nii edasi ja tore oli, viimasel õhtul saime tuttavaks, tegime siukse kerge peo / siukse kirjutamise õhtu Laura juures seal ja üks tore kohalik,
tegelikult kohalik ei saada kohta küll öelda, ta on elanud Hollandis ja täna resideerub lihtsalt Madeiral, aga pärit on ta Brasiiliast. Antonio, kui sa kuulad meid. Greetings, my friends. Ilmselt ei kuule, aga Antonio tuli ka ja tohutult hea kitarrist, mis tuli hiljem välja, et ka tohutult hea vokalist, nii et kes jõuab ära oodata, ma ei tea, kuna need lood kõik ilmuma hakkavad, aga no tõeliselt hea oli see Antonioga lugu küll ja tegime seal siis tõesti mussi natukene ja natuke sai saare peal ka ringi käidud ja sai natuke pidutsetud, sai mussi tehtud, sai päikest võetud, sai kohalikku saart nauditud, käisime kõige kõrgema tipu otsas. Kui palju sellel kõrgust on? Rohkem ikkagi Munamäel, jah? No, ilmselgelt ja ma nende kõrgustega jään nagu aeg, ikka pilvede sees olime. Mõnus. Yes. Aga... See reis läks sinna, oh my god. Ma tegin endale isegi mingid memod kuhugi telefoni, et kui me podcasti hakkame salvestama, et siis ma saan räntida siin. Oh my god. Ma lendasin läbi Danski, Tallinnast Danski ja sealt Danskist Madeirale, tagasi tulles siis Madeira, London ja London, Tallinn. Mul oli esimest korda Danskis ümberistumine ja ma esimest korda näiteks kogesin midagi sellist, et stewardessid ütlevad sul lennu alguses, et sellel lennul me müüme igale inimesele maksimaalselt 2 alkoholiühikut, ehk siis näiteks 2 õlut, näiteks 2 rumkoolat, et see on kõik. Korraks mõtlesin nagu, mis asja? Kui pikk lend oli siis? Ma ei tea, mis ta on seal, mingi 4 tundi, 5 tundi ja poolast sinna Madeirale. Ma mõtlesin, et miks see nii on? Esimese 5 minutiga ma sain aru, miks see nii on. No poolakad, nad olid jumala täis. See elu, mis seal lennukis käis, see oli crazy. Esiteks, alustame sellest Tallinnast, kui me sinna Danski lendasime. Tead neid inimesi, vabandust ka tegelete ka võib-olla üks nendest, kui lennuk maandub. Nii kui see turvavöö tuli ära kustub, siis kohe hüpatakse püsti ja hakatakse oma kotte asju otsima. Ei enne isegi, kui see kustub, on juba ja osad on püsti ja whatever, you do you nagu on. Kui sa kuskil vahekäigus istud, siis see on nagu nõme küll, kui keegi istub sul, seisab sul persega näos ja järgmised 15-20 minutit, vaata nii ka, kui see ära higistanud. Ja see trepp sinna kohale sõidab ja rõhud maha lastakse, juhtmed saapa lükatakse seal lennukil, see võtab kõik ju aega. Ja ega me keegi ju ei saa kiiremini sellest lennukist välja ja teine asi on see, et elementaarne viisakus on ikkagi see, et kui näiteks eest tehakse uks lahti, siis järjest hakkavad inimesed minema, et need 3 read on ju, 6 read siis mõlemalt poolt kokku jõuavad ilusti tühjaks, et tagant poolt ei pressi inimesed ennast ette. Elementaarne viisakus ju. Ja jõudsime siis, lennuk jäi juba seisma. Ma näen, et mingi treppi mitte midagi ei ole, et lennuk sisuliselt veel töötab. Inimesed juba seisavad seal püsti ja mina istusin siis keskmises kohas, keegi, kes istus minu paremal käel, oli juba püsti seal ja minu vasakul käel istus siis üks naisterahvas ja kuidagi eespoolt mõni paarida eespool oli mingi tüüp, kes pressis tahapoole, tuli välja, et see oli siis tema naine ja me olime seal 5 minutit istunud, kui see kutt ütleb mulle, et nagu kergelt vihaselt, kuule äkki lased mu naise välja. Vaatasin seda naist, ütlesin talle nagu küll Eks ma siis pressin ka siia vahele sinna selle koha peale, kus mina võiks praegu seista, aga sina seisad, vaata, siis sa tulid veel pressisid tahapoole. Seisin siis püsti niimoodi, et tüüp hingas mulle konkreetselt kuklas, no ma ei mahtunud sinna ju kuhugi vahele ja see Biff istus siis ühe koha võrra edasi selle koha peale, kus mina istusin. Jah, me saime nüüd kõik palju kiiremini. Ja nagu kuidas ta mulle nähvas, et nagu, et lase mu naine välja umbes. Igavene naisehoidja. ja see oli, ma sain aru, et kerge siuke Poola värk. Ma ei ole üldse Poola inimeste vastu, mul on Poolast väga palju tuttavaid ja ma sain kusjuures seal reisi peal ka ühe ägeda tütarlapsega tuttavaks, see Laura sõbranna, kes ta on ka poolakas. Ja rääkisin talle kõik selle sama story'd, ta oli ainult irnus ja naeris, et ma saan täitsa aru. Mul on järgmine nädal Poola minek, nii et... Poola iseenesest väga lahe riik, ma soovitan kõigil minna, nagu, et
kindlasti eestlaste kohta on ka neid stereotüüpe, samamoodi on lätlaste kohta ja kõigi teiste kohta. Ja poolakatega või selle Poola piigaga, kes Madeiral oli jube hästi saime nagu rahvuste koha pealt soone ja nalja jutu peale niimoodi, et kui hakkasime lätlaste üle nalja tegema. Tuleb välja, et ka poolakad teevad lätlaste üle. Kas neil on sama nali nagu meil? Ei olnud. Siis kui me Lauraga üritame selgeks teha, et mida sa ajad, et igal lätlasel on 6 varvast. Seda vaatas meid siuksena, aga millest te räägite? Et seda nalja neil ei olnud, aga neil on mingid omad naljad nende lätlaste kohta. No too mõni näide. Ma ei mäleta ausalt, ma olin juba päris mitu ponchat ära jõudnud selleks hetkeks. Mis jooki? Poncha. Mis see on? Tead, ma mõtlesin alguses, et see on tegelikult mingisugune kohalik Madeira jook või võib-olla siis Portugali jook. Aga 1800-ndatel oli hästi palju importi siis erinevate rikaste inimeste poolt Madeirale. Ja 1900 alguses ka, kui sul elasid mingid mõisnikud ja muud tegelased, et seal on ka looduses näha neid jälgi, näiteks paabulind, kelle ma panin oma story'sse üles, neid toodi ka sisse siis rikastesse elamistesse ja aedadesse, kus need on siis nagu tol ajal siis kas siis ära põgenenud või see lihtsalt jäeti maha, whatever sellega sai ja siis need on seal, kliima neile sobib, Indiast sisse toodud siis nagu. Ja kõige muu seas on siis toodud sinna selline jook ka nimega poncha, mis koosneb siis rummist, sidrunimahlast, apelsinimahlast, kõik peab olema värskelt pressitud, meest ja jääst. Tundub huvitav. Ja korralik vikat ja maitseb jumala hästi. Neid sai seal joodud. Kas hommikul maitses ka hästi? Ma nii palju neid ei joonud õnneks, aga Antoniole, kes on seal juba aastaid talle tekinud, et kuradi apu on, aga muidu oli okei olnud, aga mulle meeldivad ka apud asjad. Nii, mis veel lennu peal midagi põnevat juhtus? Purjus Poola seltskond oli sul seal? Ja Madeira on ju, kes Madeiral on käinud, teab, et seal on äge lennujaam ja äge maandumine. Tegemist on minu teada maailma ühe lühema lennurajaga ja päris pull on. Ma võin sul pärast videosid näidata. Ma olen hästi lennundushuviline ja ma teadsin seda juba ammu aastaid, et seal selline lennurada on ja ma ootsin seda maandumist ka ja veits võib-olla hinges natuke lootsin, et ilm on vähe kehvem või tuulisem, kuigi seal on niikuinii kogu aeg hästi tuuline selle maandumisraja juures, mis teeb selle nagu maandumise eriti keeruliseks ja sinna ei tohi isegi iga piloot maanduda, sul võib olema eriluba selle jaoks ja eri väljaõpe seal maandumiseks. Aga see on hästi pull, sa sõidad sealt nagu sellest lennurajast mööda, sa aknast näed kogu lennujaama, sa näed, kui pisike see on. Sa sõidad sellest mööda ära, et 180 kraadi pöörde, niimoodi, et sa oled üsna madalal juba, vaata. Ma ei kujuta ette, mis see maandumis. Et ta tõmbab siis selle pöörde pealt hoo maha. No kogu aeg pidurdab ka, ma ei tea, kas ta pöörde ajal pidurdab, whatever, ilmselt mitte, aga ja see hästi madalal siis pöörad ümber ja otse nagu lennuraja joonele siis siis kohe hakkad ka maanduma. Ja kuna seal on tuuline ja raputab ja siis seal on neid õhuauke ja kõike seda nagu sa tajud turbulents ja kõik. Päris turbulents ta ei ole, aga pidurdades kerge õhuaugud, sa tunned, kus lennuk korraks hetkeks kukub, vaata, siis sa hästi madalal ja järsku pöörad niimoodi, et sa näed küljeaknast ainult merd, vaata, lähedalt näed laineid nagu. Ja see Poola seltskond oli üldse selle lennuki peal hästi selline lärmakas ja aktiivne ja hästi palju oli vaja kogu aeg olla kõigil vetsus ja püsti seista vahekäigus, whatever, vahet ei ole, las olla. Aga kui maandumiseks läks ja esimesed need kerged mingid õhuaugud ja asjad olid ja lennuk värises ja näha on, et me oleme madalal ja teeme huvitavaid pöördeid seal, siis see läks selline elu lennukis pihta. Kõigepealt hakkasid lapsed karjuma, siis hakkasid memmekesed karjuma. See karjumine oli vahepeal nii hull, et ma olin nagu, am I missing something nagu? Ma kogu aeg vaatasin aknast väljast, minu jaoks oli nagu hullult põnev kogu see maandumisprotsess. Ja siis ma vahepeal vaatan nagu am I missing something, kas me põleme või mida te karjute? Siuke kisa käis, aga eks see võib-olla jääb, ma arvan, et inimene, kellel ei ole lennunduse vastu huvi, ta ei teagi, et seal siuke lennu maandumisrada on ja võib-olla ehmatab ära. Ma ka ei teadnud. Ja Laura rääkis ka igast mingid huvitavaid lugusid, kus ta on sinna maandunud niimoodi, et lennuk teeb 3 katset maanduda. 3. pealt näha on, et lendavad ära, vaata. Piloot läheb mingi 10 minutit mööda, piloot ütleb tõsise häälega. Et maandumised ebaõnnestusid tänu tuulele,
et me võtsime suuna praegu Portugali poole, Lissaboni, aga me ei tea, kas meil nii palju kütust on, et me sinna jõuame. Jep. Ei, mulle meeldib see sinu suhtumine ka, et ma loodan, et on megatuuline ja värk. Äkki saab surma. Ei, absoluutselt mitte. Ma ikkagi usaldan lennundust ja värki, et ma ei usu, et mingi siukse vea tõttu peaks me alla kukkuma. Kuidas see õhkutõus siis on, kui on rada nii lühike? See on savi või? Tegelikult on päris piisav. No, kui sa lennundusest nagu midagi tead, siis need lennukid on tegelikult päris võimekad ja päris tummised ja nad kannatavad päris palju. Sisuliselt need lennukid, millega me siin charterlennud ja asjad, need on võimelised isegi ühe mootoriga tegelikult õhku tõusma. Ma mõtlen, kui mingid suured lennukid ikkagi sinna ju ei maandu selles mõttes. Ma ei tea jah, mis see kõige suurem lennuk on, aga ma ei näinud seal mitte ühtegi mingid Emiraatide, mingid suured kahekordset, aga need mingid 747 või 737 Boeingud asjad, mis need niisugune tavataksna. Nii, maandusid. Kuidas üldse see korteri saamislugu siis Laural on või vanemad ostsid siis, nagu ma aru sain? No me ei ole nagu nii täpselt ma ei küsinud, aga jah, perele kuulub see. Vist äkki siis, whatever, isale, ma ei tea. Sorry, Laura, kui ma mingit jama ajan siin avalikult internetis, aga jaa, see on Laura perele kuuluv, seal oli ikkagi nagu ta isa tuba olemas, hästi palju tube oli seal, ma kõikides isegi vist ei jõudnud. Isal on tal seal tuba, vennal on tuba, Laural on ju kõvasti noorem vend, kes on minu just hakkab täisealiseks saama siuke norkutt ja siis Laural on oma tuba, suur elutuba, hästi äge, nagu siuke rõdu on seal kogu korteri ulatuses, kõik küljed siis nagu mitmele küljele ulatuv korter, et siuke uues majas, maa-aluse parklaga, basseiniga, jumal äge. Mõni kinnisvara huviline praegu kuulab, siis Portugal on tegelikult selles mõttes päris kallis riik, kui ma ei eksi, kinnisvara mõttes. Ma ei tea, ma kinnisvara koha pealt jään vastuse võlgu, aga ma tean, et Hispaanias küll nüüd ja ma ei tea, Prantsusmaal ja mis eestlastele meeldib mingid Andaluusiad ja asjad, et no ei ole tegelikult see kinnisvara nii kallis nagu. No see on kallimaks läinud võrreldes sellega, mis oli, ütleme, mingi 5 aastat tagasi. No Eestis samamoodi. Ja. Kui sa 5 aastat tagasi said, päris ridakatust ei saanud 125-ga enam, aga nüüd need, mis maksid 125, maksavad 160 ja 185. Nii palju, kui mina nendest hindadest olen aru saanud, siis ma olen ikkagi mõistnud seda, et Portugal on kallim kui Hispaania näiteks. No üleüldised hinnad, tahaks öelda ikkagi, et mine kurat. Eesti on ikka siga fucking kallis koht, toidupoes ma käisin seal ringi, ma ei saanud küll aru, et midagi kallim oleks, kui siis on odavam ja arvestame nüüd seda, et Portugal on suht selline riik, kuhu või mitte riik, aga koht, kuhu on vaja, või Madeira, vabandust, niisugune koht, kuhu on vaja kõik ju importida, sest seal mingid põllumaad ei ole, ma ei kujuta ette, istandused on, banaane ja mingid puuvilju nad kasvatavad. Kurat, ma ei tea, ma ei usu, et seal kartulit kasvatada või porgandit kasvatada, et seal ei olnud nagu siledat pindagi, kus ma oleks kõndinud rohkem kui 100 meetrit, et see on hästi, kõik on mäe peal, vaata. Ehk siis kõik on vaja sinna sisse tuua ja arvestades, et kõik tuuakse sinna sisse. No kurat, ma ei tea ikkagi, et miks meil nii kallis on. Ja ma käisin Inglismaal ka, tagasi tulles ma olin peaaegu 24 tundi Londonis ja esimene koht, mida ma külastasin, oli McDonald's. Oh my god, kuidas ma sinna veel sain. Ma räägin sulle tahad. Jah, palun. Ma olin õhtul mingi 6 paiku vist maandusin Londonis Stanstedis, kes on käinud. Layover oli suht pikk ja isegi mitte sellepärast, et ma oleks mingi tuld säästud tahtnud teha, vaid mul oli vaja olla reedel tagasi Keikale minna ja mul lihtsalt ei olnud muud varianti, et ma oleks saanud ka pühapäeval tulla otselennuga Riiga ja oleks Air Balticuga oleks kõik hea olnud 2 soti eest. Aga sisuliselt maksin sama hinna ja tegin ümberistumise ja pika layoveri Londonis ja võtsin veel sinna hotelli ja nii edasi. Pluss Londonis see söök ja kõik on ka kallim, jah? See 24 tundi seal olek. Jah, aga mul lihtsalt ei olnud muud varianti, et see ei olnud nagu, ma sain liha hinnaga, et selle pärast. Kurat, ma tahaks teada, et kas see Keika oli seda väärt? Oli, ikka oli. Inimest jäid rahule. Aga ma olen aumees ka, nagu ma olen ütlenud, et ma tulen, siis ma tulen. Ma ei saa sind üle lasta. Ja
maandusin siis kell 6 õhtul umbes seal Stanstedis, ma olin pikalt ju lennukis istunud ja tol päeval polnud üldse nagu jalutanud ja tahtsin veits liikuda ka ja hea soe ilm oli. Ja mõtlesin, et vabandust, ei taha nagu mingi, ma ei tea, kas oli ikka 50 naela oli mul hotelli taksoga. Ma ei tea, kas sellist mingi tipptund või sellepärast, et just mingid lennud tulid, aga seal kogu aeg tulevad lennud, ilmselt see ongi siuke rahamasin seal. Rongiga ma ei viitsinud isegi sinna keldrisse minna ja siis küsisin infost, et kas mingid shuttle bussi või midagi, tädi vaatas mulle otsa, et jaa, et minge sinna. Pärast ma sain aru, et see oli ilmselt neil mingi koostööpartner, kuhu ta kõiki juhatab. Et ütles mulle, et see on 20 naela ja mul oli nagu hotelli oli sealt mingi 3 kilomeetrit. Nagu 20 naela bussi eest maksta 3 kilomeetrit, mingi bussi, lennujaama shuttle'i eest. Ma olin nagu fuck that shit. Ma olen jala. Ma olen Ida-Euroopast, ma võin jalutada ka nüüd 3 kilomeetrit. Ma tahtsin ka tegelikult, lennukis passinud ja tahad ikka liikuda ka päeva jooksul. Ja hakkasin minema sealt. Ega ma Google Mapsist vaatasin enam-vähem suuna kätte, kuhu ma minema pean, on ju. Ja kaarti vaatasin ka, et kuskil tee ääres ja sinna poole jääb, et hakkan siit lennujaamast välja, hakkan minema, kõnnin sinna lennujaama otsa ära, vaatan. Et siit ei saagi nagu jalgsi edasi, et mingi jalutamise keelumärk. Okei, kõnnin tagasi. Mitte kuskilt sealt nagu justkui üks aste kõrgemal või üks level kõrgemal lennujaamast välja tulles, nagu ikka tihti peale need mingid arrivalid versus pardid on, et üks on ühel kõrusel ja teine teisel on ju, nagu Tallinnaski. Ja kuidagi siis Google Mapsi ja enda ajudega koostöös sain aru, et kuidas ma siis kuidagi saaks sinna tagumisse, välimisse parklasse niimoodi, et ühtegi kõnniteed, midagi ei läinud, seal ilmselgelt kõik selle peale, et kas taksoga, rongiga või shuttle'iga lähed siit minema. Ja siis jalutan seal kuidagi, sain sinna parklasse ära. Muidugi kõige pullim on see, et ma oleks lennujaama territooriumilt väljumata juba nokki löödud. Mul oli pusa peas, mul on nagu siuke reisi outfit hästi suur, mingi XXXL pusa, mõnus vaata olla. Mul oli siuke puuts peas, kott seljas, mingi prillid peas, klapid peas, mingi auto sõitis just parklast välja ja see tõkkepuu vaata. Ma ei pannud tähele, et see tõkkepuu oli ja ma panin seda tõkkepuud tähele siis, kui see läks niimoodi, mul nagu sentimeetri kaugusel mul ninast kinni niimoodi siukse hooga. Mõtlesin, et kui ma oleks nagu samm eespool olnud, oleks mul see kuklasse paugu pannud. Oleks seal nokkis olnud seal parklas. Nii palju sellest keikast oleks olnud siis. Okei, seda ei juhtunud. Siis sain sealt lennujaama territooriumilt välja vaatan. Mitte mingisugust kõnniteed siin nagu ei ole ju. Kuidas ma saan sinna hotelli? Kõndisin natukene seda kiirtee äärde. Juba mingi autojuhid näitasid mulle pööjalt, et norm vana oled, kus sa kõnnid. Kuskil kaugelt juba nägin, et politseiauto seisab või panin, mitu naela, nad huvitav mulle siis trahvi teevad, et ma siin jalutan. Mõtlesin, küll. Vaatasin mäppi korra. Mu hotell on siin, ma on siin. Siin mingi väike metsatukk. Mis väike metsatukk ikka on? Lähen läbi metsa siis, Näitan sulle videosid pärast. Ma olin keset seda metsa. Mingi väike metsatukk. Jänesed jooksid ümber ringi, nagu ma ei valeta lihtsalt mingi 5-6 jänest. Simo imedemaal. Saatsin sõpradele videosid, mingi kõik hirnuvad, et mida ainult sina. Tüüp tuleb lennujaamast välja, Londonis kuskil metsas läheb. No sul kohvrit või? Mul oli see seljakott. Okei. Ei, see asi sellega ei piirdu. Kõnnin ja näen juba seda parklat, kuhu ma siis tahtsin jõuda, mida ma Mapsist nagu nägin, on ju. Suur kõrge aed ees. Üleval on see traat. Kastraat. Ja ma kaalusin sealt üle ronimist, aga jumal näotes ma ei läinud sealt üle. Eks suht palju pidin tagasi minna ja siis läksin, murtsin läbi mingi võsa sinna kiirde peale tagasi. Ja siis jalutasin. Aga siis ilmusid veel minu selja taha mingid naisterahvad, kes ma ei olnud ilmselt ainuke loll siis. Ja siis hommikul, või läksin hotelli, käisin oma whatever toimetused, tegin kõik Londonis ära ja öösel siis, kui hotellis olin repressionis või infos, siis küsisin, et palju see shuttle maksab ja kuidas ta läheb. Iga 15 minuti tagant ta väljub ja maksab 3 eurot.
miks see tädi mulle ütles lennujaamas, et see maksab 30 naela või mis ta ütles mulle? Vale inimese käest läksid küsima, jah. Eks need kõige esimesed, nende käest ei tohi kunagi küsida neid pakkumisi. Lennujaama infopunkt. Kõikidel on kuskil käpad sees. Ja siis selline mu seiklus oli ja sain isegi Londonis käinud. Kuhu ma tahtsin jõuda? Londonis veel odavam kõik, kui nagu Madeiral oli ja ma ei tea, 2-kordne juustuburger minu arust maksis, kui ma tegin kiire õige arvutuse, siis mingi 3.20. Pole paha. Ja see oli see, nad on ju Euroliidust väljas, ehk siis neile need igasugused toidureeglid ja asjad ei... Eelmine saate teema meil. Kõik mingid palmiõlid ja mis neil on, kurat, see oli, tegelikult on maitsvam. Tegelikult on maitsvam, midagi ei ole teha. Ja. See jama maitseb ikka hästi, aga jah. Mingid uut purksi proovisin ka. Big Maci, mingi Archer. Nagu Big Mac, aga on steroids ja palju suurem. Päris hea oli. Väga vägev. Vot sellised memuaarid minult. Tervelt ja... Palav juba siin toas. Päris palav on, jah. Tervelt ühest tükis tagasi, aga nüüd saate teema juurde ka lõpuks. Ja tänane saate teema on meil... Ma ei küsinud sinu käest, mida sina tegid. Sa tegid ka vahepeal midagi. Hold your horses. Küll me jõuame sinna. Kas sa valisid täna spetsiaalselt siukse outfiti, et seda näha ei oleks, millega sa hakkama oled saanud vahepeal? Jah. Küll me sellest jõuame rääkida. Kas me räägime sellest selles episoodis või... Ma arvan, et ärme hakka, meil on nii palju... Kui sina juba tead või arvad, millega Ehtel vahepeal hakkama sai, kui mind Eestis ei olnud, siis kirjuta sellest siia kommentaarides. Või tee oma pakkumine, teades juba Ehtelit 4 episoodi selle jutu põhjal. Mis sa arvad, millega ta hakkama on saanud siin vahepeal? Jah, räägime sellest mõni teine kord. Võib-olla siis, kui see kunagi täitsa valmis on. Aga lähme tänase episoodi juurde. Tänase episoodi teema oli meil, või tähendab on asjad, mida teie elukaaslane või sõber-sõbranna teeb, mis ajavad teid närvi, mis teile ei meeldi. Ja saime siis väga palju kirju. 43 minutit on salvestatud ja lähme saate teema juurde. Jah. No vahest läheb ka nii. No selles mõttes eelmine saate oli suht sama, aga me püsisime... Tead, palju seal kaameral seda mälu on, me võime vabalt 2 tundi ka teha. Minul on aega küll. Minul ei ole. täna kahjuks. Ja Kuulsite, head kuulajad, mina teeks küll, aga Ehtelil ei ole aega. Kahjuks täna ei ole ja homme on varajane hommik. Ma just on alati nii nõme, kui see, et sa kuulad mingit podcasti ja episoodi, sa oled nii hooked. Ja siis on see, et ole hakkame kotsi kokku lõmbama. Mõtled, ärge pange veel mingi 0,5 tundi. Aga kui me lähme selle teema juurde, siis meil on siin väga palju arutamist, sest sel korral olid meie kuulajad eriti usinad ja eriti usinalt saadeti meile kirju, kui ka vastati siis meie Instagrami küsitluses. Ja ma arvan, et alustaks kohe ühe kirjaga, mis tegelikult saadeti meile enne, kui see teema üldse avalikuks tuli, aga see lihtsalt sobib siia teemasse. Ja see kas see on see, mida ma arvan? See on tegelikult kuradi oma hea kiriga. Me oleme mõlemad seda lugenud ja ma ei ole lugenud kõiki neid teisi kirju ja kui ma näen ka sinu reaktsiooni nende teiste kirjade peale, siis me võime, kas ma võin ära öelda, et suht kindlalt on see võidulugu või? Ma arvan küll. See on ikka fucking haige, mis siit jah. Ma valmistan ennast ette natukene selle jaoks. Teil ka, kallid kuulajad, soovitan ette valmistada. Lapsed saatke. Okei, tegelikult nõrganärvilised palume siin kohal. Lapsed ja imeliku mõttemaailmaga kaaslased võib-olla. Ja nõrganärvilised. See on teie koht, kus te peaksite nüüd minema kõndima selle podcasti edasi kerima. Meie ei vastuta, kui sinu veider kaaslane saab siit mingi idee endale. Aga lähme siis kirja juurde. Hei, Simon ja Ehtel. Olete selle looga juba kursis, aga võib-olla tahate ka oma podcastis sellest loost pajatada.
mul on üks täiesti uskumatu lugu ja loomulikult jäävad kõik inimesed siin anonüümseks, kui ka meie saatja. Mul oli sõbranna, kes kolis teise linna ja leidis sealt endale uue kaaslase. Alguses tundus kõik väga tore ja normaalne. Me polnud pikalt näinud ja ühel päeval ta helistas mulle. Hei, ma tulen nädalavahetuseks vanasse kodulinna tagasi. Kas oleksid nõus mulle sünnipäevaks meiki tegema? Loomulikult olin nõus, polnud ju teda ammu näinud ka. Hommikul ta veel kirjutas mulle, et kas tema uus mees võib ka kaasa tulla. Ma mõtlesin, et miks mitte. Ja tulid nad siis mulle külla. Tegime juttu, mina tegin sõbrannale meiki, aga mingil hetkel küsis sõbranna, kas mu mees võiks kiirelt duši all käia. No okei, inimene tahab ennast värskendada, mis mul ikka selle vastu olla saab. Meik sai valmis, tema mees käis duši all ära ja nad läksidki minema, aga järgmisel päeval läksin ise duši alla ja märkasin, et äravoolu trapis on mingi imelik asi. Alguses mõtlesin, et äkki juuksekarvad või midagi sellist. Tavaliselt puhastan selliseid kohti alati kinnastega, aga ma ei tea, mis mul tol päeval juhtus. Panin lihtsalt palja käe sinna trappi. Ja järgmisel sekundil tuli selline okserefleks, et isegi mu kass läks šokki ja oli üleni turris. See hais, see oli täiesti tappev. Ja siis ma sain aru, see trapp oli sitta täis. Hea töö. Oota, publik hullub. Esimene mõte oli, et issand jumal, kas mu torustik on umbes või mingi kanalisatsiooni teema, aga ei olnud torustikus probleem. Nagu ma aru sain ka, siis me saime, kunagi rääkis seda teemat meile, siis see trapp on selline nagu kausikujuline, et siis altpoolt midagi sinna ei tule, aga pealt poolt saab siis ainult minna. Ja, ma arvan, me võime öelda ka, et tegemist on meie... Siit keegi ei tea. Meil on nii palju erinevaid. Ma arvan, et asjaosalised peale selle, kes kirja kirjutas, eks see häbi on natuke, läheb õigesse kohta, kui seda podcasti kuuleb, aga me kedagi ei maini tõesti. Et sellepärast me seda lugu juba teame ka, see on väga raju. See on ikka väga raju. Ühesõnaga, ei olnud torustikus probleem. See mees oli otsustanud, et WC-pott on liiga mainstream ja palju loomingulisem oleks sittuda mulle otse dušialuse trappi. Ja pange tähele, WC-pott oli seal samas ruumis olemas, täiesti töötav, täiesti vaba, aga ei, härra valis special editioni variandi. Ausalt ma ei tea, mis leveli seedi, mis probleem või fetiš see pidi olema. Mis see ööklubi level siis? Level süüdi. Aga see hetk, kui ma sain aru, kuhu ma oma käe toppisin, ma tahtsin enda sõrmed amputeerida. Mul oli terve korter seda sita haisu täis ja ma proovisin aru saada, kuidas üks täiskasvanud inimene jõuab sellise otsuseni. Ühesõnaga, selle sõbrannaga ma pärast seda enam ei ole suhelnud ja moraalloole, olge ettevaatlikud, keda te enda koju duši alla lasete päikest šaakalid. No väga. See on ikka, alustame siis kohe algusest. Mida sa seal duši all teed? Kindlasti on aastate jooksul, siin eriti viimaste aastate jooksul olnud olla trendikas, nagu populaarne on olnud olla trendikas, loodussäästlik ja palju on räägitud sellest, et ma ei tea, kas väga palju, aga ikka on räägitud, et tee oma see number 1 häda on pissi on ju ja 2 on siis see, mis see tegi sinna trappi. Kakapupu. Et tee oma number 1 häda ära, kui sa lähed duši alla. Esimese asjana kohe sorista ära, mööda säärt ilusti. Et ära oma elukaaslase šampoonide peal lase. et sa ei pea nagu vett kulutama siis pärast,
uriin on tegelikult puhas, on ju, me kõik kasvasime üles niimoodi ja vaatasime Bear Grillsi seal Discovery haava peale tuleb pissida. Kõht on tühi ja kurk kuivab, mis siis, et terve camera crew oli koos cateringiga kaasas ootama, lasen siia lamba põie sisse oma põie tühjaks ja joon seda. No mäletad ju seda Bear Grillsi, kes oli seal Discovery peal? Ma ei tea, mida sa räägid. See survival vend, kes ma ei tea, käis mööda Alaskat ja igal pool ringi ja siis näitas, kuidas survive'ida looduses. Ja põhiteema oli siis see, et kust vedelikku saada, kui vedelikku kuskilt ei saa, joogivett, siis jood uriini. Basically ta iga episood jõi uriini. Mis hiljem aastaid siis tuli välja, oli see, et tegelikult oli full productioniga tegemist. Öösiti oldi hotellis, alati oli temaga kaasas, lisaks siis kaameramehele mingi full production team, keda oli vaja toita, mingid cateringid, kõik asjad, et full lihtsalt production ja fake teema. Kas ta seda pissigi päriselt või, ma ei tea. Aga kui sa oled kunagi kuskil looduses, ma ei tea, sõda hakkab, oled metsas, mida iganes, saad haava näiteks, kaaslane vigastab oma jalga, oma varvast näiteks. Ja selle jaoks, et seda haava puhastada. Pissi peale, sest uriin on puhas. See on nagu kõige parem vahend, millega siis puhastada haava, kui sa oled kuskil sellises olukorras. Nii, aga nüüd jõudes selle kaka juurde. Mul mõte jäi sinna seisma, et kui tihti sina tahad minna sõbranna... Kui tihti mina duši all kaka? Ei, et nagu sa lähed näiteks oma naisega sõbranna juurde külla, sa ei lähe duši alla ju. No alustame sellest, et kurat, see on nagu su naine kolib teisest linnast ära, ja siis te tulete võib-olla Tartusse siia, ma ei tea, mingid asju ajama, su naine tahab mingi catch-up'ida oma sõbrannaga ja siis sa lähed esiteks imbud sinna kaasa või? No ja see meik võtab 2 tundi aega, sa pead pesemas käima selle... Kurat, las su naine läheb, teeb oma asju, et kui ta kutsub sind kaasa, see on teine asi, et kuule, ma tahan sind oma sõbrannale tutvustada, tule ka kaasa või mida iganes, ta mees on ka kodus, saame nagu hängida ja jutustada. Aga mulle jäi esiteks selle mulje, et see ei olnud selline vibe, et ta ikkagi surus kaasa. Siis mu teine mõte on see, et kas nad on fucking asjaosalised. Sest kui ta ütles kirja lõpus, et ta ei ole sõbrannaga rohkem suhelnud, aga ta ei öelnud ka ju sõbrannale seda. Ei, sõbranna, ta vist kirjutas ikkagi. Et türad, et sittusite mulle siia trappi. Ei, ta vist oli nii, et... Või ta oli veel selles järgus, oi issand, ma ei pannudki tähele, mul kanalisatsioonitrapiga mingi jama, naabrite kaka on mul üles pushinud, miks te eile ei ütlenud mulle, mul on nii häbi. Ja siis hiljem sai aru, et türa, ta ise lasi selle sinna trappi. No ta sai ju järgmine päev alles, nad olid juba ära läinud ja siis ta kirjutas sõbrannale. Vaata see tunne, kui sa lähed duši alla ja siis see trapp on umbes, naistel ilmselt ikkagi mitte kakast, vaid juustest tavaliselt. Ja siis see vesi ei voola ära ja siis sa oled seal, ma ei tea, änklini oled või selle, kuidas see änkel on nüüd Eesti? Ma ei tea, hüppeliigeseni oled seal selles vees, vaata, vesi vool ära on ju, oma pesuvesi. Aga mõtle, kui tal see vesi ära ei voolanud, ta ei tahtnud isegi kirja panna seda, et ta tegelikult oli selles kakakampotis seal. Ma nagu mõtlen seda, et kuidas tal nagu elamine juba kohe haisema ei hakanud, et kuidas nagu alles siis, kui ta... Tead, ilmselt keegi käis veel vahepeal, lasi seal vett peale, võib-olla lapsed, vaata, äkki ka, et tal laps vist käis ka või whatever, ma ei tea, vannitoad on tänapäeval suht hea ventilatsiooni asjadega ka, et ja see võib lausa nii pidi olla, et see õhk liigub sul sinna trappi sisse korterist, vaata, ma ei tea. Okei. Aga good point on see, et miks kanalisatsioon ei haise, sul vannitoas on see, et sul on see haisulukk on seal vahepeal, on ju. Ja miks tihti hakkavad need trapid asjad hakkavad haisema, on see, et seal on haisulukus on see mingi kogus vett, on ju, et sa lased sinna puhta veele peale, et siis hais kaob ära. Aga ma ütlen, vannitoas on ju, kurat, põrandakütted, asjad, särgid, et võib-olla tõesti ei tundnud. Võib-olla tal oli siuke peen pask. Kurat ikka peab haisema. Aga mõtle, kui ta oligi selle mõttega, et ta läks duši all, on ju, ja siis tal oli pissihäda, aga tal oli siuke diarrhea, et kui ta nagu lasi voolu valla, siis tal tuli tagant otsast ka. Ja see inimene ütles ju meile ka, et seal samas ruumis oli tegelikult ka tualett olemas, et see ei olnud nagu eraldi ruumides. Jah.
ma nüüd poole pissin või selle poole pesemise pealt avastan, et mul on kakahäda. Kui ta meile kunagi esimest korda seda lugu rääkis, vähemalt mulle, ma ei mäleta, kas ta rääkis meile seda korraga. Mina mäletan, et ma võtsin Google'i lahti ja guugeldasin. Kas see on nagu common thing, et inimesed kakavad? Ja tuleb välja, et on. Ei. On. Ei. Ja siit ka küsimus. Kui sina kakad duši all, kirjuta siia kommentaaridesse. Või kui pissid duši all, kirjuta sellest ka siia kommentaaridesse. Või kui tead kedagi, siis tagida siia. Ja tagida lihtsalt ära, et ta ei tea, millest jutt on. Pane lihtsalt tagi oma sõberis, pane kas number 1 või 2 sinna lõppu. Siis me teame, et tema ei tea. Tee seda oma parimale sõbrale, palun. See on nii haige lugu, et vahet ei ole kuna või mis ajal sa nagu kuuled seda, see ikka tõmbab jaladalt. Saad aru, mina tahan alati inimestest head uskuda ja ma siiamaani nagu mõtlen, et miks ta seda tegi? Tal pidi ju mingi põhjus olema. No minu ainuke loogiline seletus ongi see, et sul on massive diarrhea nagu näiteks mingi okseviirusega, et tuleb nagu mõlemast otsast, et you can't stop it, vaata. Et kui võib-olla ta mõtleski, et ma teen selle väikse pissi ja siis tagant või ka punni eest. Tead, miks ma ei usu seda? No meestel töötab see teistmoodi. Ei, mitte üldse seda. Kui sul on diarrhea, sa siristad tagumisest otsast ka ju. Jah. Sealt ei tule ju midagi nii tahket, et see ei tohiks sealt alla minna. Või kui tulebki seal muu hulgas natuke midagi tahkemat ka, siis võib-olla sa nagu ei ole seal nagu sellist massi, kuhu oma näpud sisse torgata, nii et sa nagu hakkad aga vaata, kui see oli kõhulahtisuse alge, siis sealt tuleb kõigepealt, võib-olla tuli see punn eest ära ja siis sealt tuli. Aga kas puristama? Kas ta oma need mingid vannitoa seinad muidu vaatas üle? Ühesõnaga, see on küll selline asi, mida minu sõbranna või sõber teeks, mis ajaks ka härja punaseks. Mul on nagu selline fantaasia, et ma mõtlen erinevaid nagu olukordi välja, mis seal võis juhtuda. Ma näen seda oma vaimu silmas. Ma tahaks isegi võib-olla duširuumist pilti näha, siis ma paremini ette kujutada. Mul oli aastaid tagasi selline olukord, kus üks klient vanem inimene ka vetsus siis ei jõudnud potile õigeks ajaks ja ta lasi ennast ka täis enne potile jõudmist ja siis ta tahtis olla viisakas, proovis seda vetsu ise ära koristada ja meil oli... Tal tuli see enne, kui ta potile jõudis? Jah, ta tõmbas nagu pükse alla poti kohal, aga enne kui ta maha istut jõudis... No, ta oli nende hulgas, kes ei jõudnud, jah? Jah, ja ma olen nende hulgas olnud, kes jõudsid. Ma tean poolikult seda tunnet, mida ta võiks tunda, et see on nagu suud piiri peal. Nagu kannikaid või jätma pole koos. Ära valeta, sa oled ise ka sarnases olukorras olnud. Me oleme inimesed, me kõik oleme olnud kuskil muidugi on meil olnud kõikidel kõhulahtisusega momente, mis oleks võinud olemata olla. Neid lugusid on mul teile veel rääkida. Mõnel meil lihtsalt on tugevam svinkterlihas. Aga ma ütlen ausalt, et sulgurlihas. See inimene siis proovis ise seda olukorda lahendada seal vetsuruumis ja seal vetsuruumis millegi pärast oli siis käsiduš, millega sa saad siis urru auku pesta ja ta hakkas sellega siis seda põrandat ujutama. Kaugemalt. Mine. Kasi trappi. Kasi minema. Aga Kastik junn. Probleem oli selles, et seal ei olnud ära voolu. Kas see oli siis ka ikkagi nagu, anna meile nüüd rohkem konteksti, kas see oli mingi submariin või see oli nagu... See oli diarrhea ja kuna ta ei saanud ise... See oli Emajõe vesi. Kuna ta ise ei saanud sellega hakkama, siis ta tuli siis meile sinna ruumidesse ja ütles, et... Tulge appi. Jah, tulge appi. Meie saatsime ta koju ära. Kas sa ütlesid ka, et mis ruumid, mis kontekst? Lärme nii täpseks lähe. Aga point oli siis selles, et ma pidin minema koristama ja ma tundsin seda lõhna juba koridori peal. Ma olen üldiselt inimene, kes ei hakka öökima väga kergelt, aga tol momendil ma hakkasin öökima juba. Õnneks oli mul seal töökaaslane, kes
õppis tol momendil hooldajaks ja ta oli väga professionaalne ja aitas mind selles. Aga kui me selle vetsuukse lahti tegime, siis ma mõtlesin, et ma oksendan sinna samma kõrvale. Kas olid suvekuud või? Oli soe või oli pigem? Ei mäleta. See ei mänginud rolli. Siseilmselt ei mänginud rolli. Siseruumid selles mõttes ei olnud vahet jah, et seal oli temperatuur sama. Kui väljas on ikka 30 kraadi, siis ikka mõjutab. Aga mul on ka ühel tuttaval oli siis kõhuteema ja tema oli haiglas, kus ta pidi jooma ära 5 liitrit kõhulahtistit. Ja millegi pärast tema palat oli siis vetsust kõige kaugemal ja palatis vetsu ei olnud. Ja siis ta tundis, et hakkab siis tagant poolt. Kui palju ta pidi jooma seda? 5 liitrit või 4 liitrit. Ma ei tea, jood, siis pannakse sulle kaamera sisse ja see kaamera käib. Sa jood lihtsalt vett peale. Sa lahtisti, sa jood vett peale. Ei, see on nagu lahtisti mingisugune lahus. Ja okei, tohi. Ja siis... See on tegelikult koguseliselt on, ma olen paastumisega kattub seda teema. Koguseliselt on vist sellepärast nii suur, et seda midagi ei jääks sulle sinna soolestikku. Et ta kuskile kinni jääks sul see kaamera. Need soolad ja asjad, mis seal võivad olla, et need ei jääks sulle soolestikku. Sellepärast. Ja siis ta tundis, et tal on vaja siis vetsu minna number 2, sest tol momendil oli seal juba ainult vesi. Või no mitte päris vesi. Ei olnud vesi veel. Sinna momenti ta ei olnud jõudnud, aga ta jooksis siis sinna vetsu poole. Sa tead nii täpselt. Ma arvan, sest ma jõuan sinna pointi, miks ma arvan nii. Aga ta jooksis siis kannikad koos mööda haiglat. Mulle tundub, et sa peaksid ikkagi mina vormis seda lugu. Ei, see ei ole lugu minust, ausõna. Ja ta jõudis sinna vetsuni ja kui ta haaras sellest ukselingist kinni, see oli see moment, kus ta sittus ennast täis. See oli vaata, ta peas juba tundis, et I'm already there, almost there. Et see link juba paistab seal, et kui see endale lubas, vaata, et kui see link nüüd on mul näppude vahel, et siis we have arrived nagu. Ja ta läks vetsu. Ja need väravad läksid. Ja ta oli täiskasvanud inimene. Ta oli ennast täis situnud ja ta pidi tõmbama siis seal haiglas seda tule mulle appi punast nööri. Ja mis oli kõige hullem oli see, et kui see arstitädi talle siis appi jõudis, ta tegi ukse lahti, siis see arstitädi oli piltilus noor neiu, kellele ta pidi silma vaatama, silma sisse ütlema, et ma sittusin ennast täis. Ja miks ma arvan, et see ei olnud full vedel, oli siis see, et kui see oleks full vedel, siis ei ole nii hullu ju. Tegelikult ei tea, aga... Mul tuli üks Juku ja Manni anekdoot meelde, aga see on nii ropp, et ma ei saa räägi. Ja mu üks päev? Mingi viimase 2 kuu jooksul kuulasin mingit kodumaist podcasti, võib-olla sa oskad kohe mulle öelda ka, kus hiljuti käis Jan Uuspõld. Sa oled hästi kursis nende kodumaiste podcastidega. See võis olla mingi Mattias Naan või Päikese Jänkud või something. Võimalik jah, pohmellipäev kõlab loogiliselt. Siis ta rääkis seal ka ühte oma kakamise lugu, ma ei hakka seda nagu ära rääkima, mingi kuulake toda podcasti ja siis saate teada, seal ta rääkis ka, kus ta hommik, ta oli see ilmselgelt, et kõik need lood pärinevad sellest ajast, kui tal oli tugevad probleemid alkoholiga, ma ei tea, 15 aastat tagasi või kuna see oli ja kui ta läks hommikul siis ilge pohmelliga, ma ei tea, kas ta töötas Draamateatris või kus ta töötas, läks tööle, ilge pohmell oli, isegi raha ei olnud nii palju, et osta mingit õltsi või midagi, et see pohmakas nagu paremaks läheks ja siis kuskil mingite parmudega jõi siis teel tööle viina kuskil põõsas. Ja tal oli veel tööle jalutada pärast seda mingi 3 kilomeetrit ja ma ise mõtlesin pärast seda, et äkki ta sai sealt mingi bakteeria nende parmude käest ja tõmbas kohe nagu alt põhja ära ja siis ta ütlesidki, et ta kakas täis ennast teel sinna Draamateatrisse. Ja siis läkski täis situtuna sinna teatrisse sisse ja vahetas seal riideid. Aga meil on mingid ühiseid kunagisi tuttavaid Jan Uuspõlluga tollest ajast ja ma ei hakka seda lugu rääkima, aga mul tuli veel üks Jan Uuspõllu täiskakamise lugu meelde, mida ma olen kunagi kuulnud. Aga mida ma tahtsin sellega öelda, et me peame kunagi siis Jan Uuspõllu siia stuudiosse külla kutsuma, et ta ise räägiks selle loo ära, sest võib-olla siin on pool juurde pandud. Aga teades neid Jan Uuspõllu storysid ja asju, siis ma täitsa usun, et ka too lugu võis olla tõene. Ja siinkohal, kallid Šakali
Saate podcasti kuulajad, kui teil on ka mõni tore diarrhea lugu, siis šakaliid@gmail.com. Ja mul tuli üks lugu meelde ühest kunagisest sõbrannast ja töökaaslasest. See on hästi ammune lugu, üks 10-15 aastat vana lugu, kui Tartus avati üks trendikas liharestoran. Ma ei hakka neid nimesid mainima, kuigi see restoran on juba kinni pandud. ja selles, minu arust oli siis avamispidu, kus siis, ma ei tea, kas see neiu äkki sõi siis mingit carpacciot või midagi, mingit toorest liha, something. No ma arvan, et see võis carpaccio olla. See teeb ka vahepeal trikke, jah? Ja see võib isegi teha trikke siis, kui see liha on suht okei ja võib-olla su keha lihtsalt ei ole harjunud sellega, et sa sööd sükest toorest liha. Ja ta oli ikkagi selles mõttes, et aru saada kontekstist, ta oli ikkagi tol hetkel üle linna peib, valge kleit, jah. Kõik teadsid väga ilust tütarlaps UK autoga ja nii edasi, vaata. Ja ta ütles, et ta hakkas sealt koju sõitma. Ütles, et pole kunagi linnas niimoodi kihutanud, et jõuaks sinna koju ära, et ta ei laseks ennast seal autoroonis täis seda number 2 pärast seda carpaccio söömist. Ja nüüd mul tuli veel üks lugu meelde. Ja ma ei saa siin jälle nimesid nimetada, aga hästi legendaarne lugu, paljud kuulajad on seda ilmselt kuulnud ja sina ka. See oli äkki Sky Plussi naistekas mingi 15 aastat on kindlasti sellest möödas ja see on YouTube'i hitiks ka kunagi sai. Ühesõnaga, kus oli esimene date, mees ja naine läksid restorani sööma ja naisterahvas siis oli selle kirja saatud, kus siis äkki telliti mingit carpacciot või midagi. Ja date on ikka see, et sa istud seal võib-olla mitu tundi on ju. Pärast selle carpaccio söömist siis tädi tunneb, et nüüd on vaja vetsu minna. Ja teinekord võib-olla sa kohe ei lähegi vetsu, lõpetad selle teema ära ja siis lähed vetsu. Aga see asi vist juhtus hästi ruttu, võib-olla mingi minuti jooksul, mida iganes. See tädi ei jõudnud vetsu, ta sittus ennast seal laua taga täis. Selle sama sükest lahtist on ju. Ja siis läks vetsu, vist ei tulnudki sealt vetsust välja ja mida iganes seal kõik kuulakast järgi. Googleldades kindlasti tuleb see lugu välja. Ja siis kunagi aastaid hiljem tuli välja, et see mees, kes seal teidil oli, sa tunned ka seda meest, see on üks meie ühine tuttav, ma pärast ütlen sulle ta nime. Et ma mõtlesin, et see oli võib-olla välja mõeldud lugu, aga kui ma sain teada, et see mees, kes tegelikult oli siis see teine osapool seal loos, kelle teit ennast täis sittus restoranis, et see on meie tuttav. See lugu juhtus. Väga tore, me oleme nüüd kakajuttude lainel, aga nüüd ma annaksin... Väga elulised teemad. Väga elulised teemad. Mul üks kakalugu veel, ma luban, see viimane. Kui ma olin väike, 2-aastane, elasin linnast väljas oma perega ja ema tegi köögis süüa või midagi, toimetas köögis ja meil köögiakna all oli eramaja ja oli liivakast, kus mina mängisin. Ja üks hetk ma olin sealt liivakastist kadunud. Ema jookseb välja, midagi ole hoovi peal, hakkavad kõik otsima, mingi full kampaania juba lahti, mingi 15 minutiga naabrid, kõik juba paanika, 2-aastane või 3-aastane laps on kadunud liivakastist. 95 aasta, vaata. Crazy, kus mu laps kadus. Siis vaadati üks, et tüüp tuleb mööda autoteed, jalutab tagasi. Joostis vastu, kus sa käisid, kõik mingi, pigem ikkagi rõõmsal, et laps on nagu olemas ja kõik on korras. Vaata. Siis ma olin öelnud, et ei... Mõtlesin, ma lähen poodi, aga kakahäda tuli peale. See oli minu kakalugu. Aga ma annaks nüüd sulle ka võimaluse lugeda, mis meil siin kirjutatud. Kas sa saatsid mulle selle? Jaa, ma saatsin sulle kõik edasi, et sa võid täitsa sealt otsast hakata minema ja siis... Oi jumal, ma pole päev otsa oma Messengeri avanud. Jaa. Ma vastan sulle varsti. On rahulik. Nii, võta see kõige esimene. Kas ma võin siit otse hakata jah, lugema? Need on kõik lugemata veel. Nii. Aga need on siis need asjad, et mis sind häirib su kaaslase või sõbra puhul. Jah. Esimene punkt on siis, või esimene asi, ma loen siis nagu ühe punkti kaupa, ainult see ei ole ühe inimese saadetud, on ju? Ei, need on erinevad, jah. Okay. Selge. Kui su sõber kell 2 öösel kirjutab, mis teed? See on väga häiriv. Minu küsimus on see, et kas sa oled diiler? Ei. Või tähendab, see ei ole isegi häiriv, see on see, et hommikul nagu ärkad üles vaatad. Mind see absoluutselt ei häiri, kui keegi mulle kell 2 öösel või isegi kell 6 hommikul kirjutab, et mis sa teed. Mul niikuinii need teavitused väljas. Mind häiriks pigem see, kui sa mulle kell 2 öösel helistad, kui ma olen kodus ja magan.
nädalavahetustel ma kindlasti ei ole kodus ja ma ei maga ja ma ilmselt ei ole ka kuskil linna peal laaberdamas, nagu teist kohe, et mõned arvasid, ma olen tööl nädalavahetus. aga siit jälle tuleb üks lugu meelde, kuidas üks tuttav eelistas teisele tuttavale kell 6 hommikul. Tegemist on ühe lõbusa sellikesega, kes võib-olla pole kõige pikemat kasvu. Ma siin rohkem ei hakka vihjeid andma, muidu inimesed tunnevad ära. Kunagi ta oli hästi no filter ka ja eriti kui ta jõi ja siis ta helistas kell 6 hommikul. Võtad kõne vastu, no vaatad, et siit on, kas tuleb mingid laussita või tal on tõesti su abi vaja, vaata, võtad vastu. Siis ta saab ise aru, et ta helistas vist valele inimesele kell 6 hommikul. See on nagu, jah, hallo. Ja siis teiselt poolt vastu. Mine putsi ja siis paneb lihtsalt kõne ära. Mõtle, keegi ajab sind üles ja siis saad nagu... Ja vaata, alati on selliseid sõpru ka, kes kunagi õhtul ei kirjuta normaalsel ajal, et mis sa teed, siis sa oled kuskil peol, siis ta näeb mingid story'd, see on see, mis sa teed, kus sa oled, vaata. Kell 1 või 2, vaata, siis kui sa hakkad juba koju minema, nagu, kus sa varem oli? 20. esimene pool, kui sai kõvasti pidutsetud Tartu linnas. Sul sõbral oli üks korter kesklinnas, kus me tihtipeale kõik alati maandusime ja seal võis olla ka paarkümmend inimest pärast mingit nädalavahetuse ööklubi pidu ja seal oli klassik see, et ma ei tea, ma arvan kuni selle hetkeni, kuni ta sealt välja kolis, mul ei olnud see korteri number lõplikult meeles, kuna seal oli sai 2 korrusele liftiga minna, siis olid need korteri numbrid ka kind of just nagu erinevad, vähemalt seal liftis ja siis selles fonolukus. Kunagi ei jäänud meelde, mis kuradi number see oli, kuhu helistama peab. Ja nagu Aamen kirikus vähemalt korra keegi öö jooksul ikka helistas ta naabrile ja ta elas seal ikka 6-7 aastat ja see chill pull kestis 6-7 aastat. Naaber lihtsalt nagu iga see ühistu koosolek on nagu õppige ära, õpeta oma sõpradele selgeks, mis su korteri number on, et nad ei helistaks mulle öösel. Lasi sisse! Ott on kodus või? Kuidas see oli? Nii, võtame järgmise punkti. Kui elukaaslane ütleb, et ta ei taha midagi, aga siis sööb pool mu praest ära. See ei ole elukaaslane. Mitte ükski mees pole mitte kunagi seda öelnud. Okei, tegelikult on siia kirjutatud ka, et kui naine ütleb, aga mõtlesin, et oleme siuke gender. Oleme sooline võrdsus. Kus see sooline võrdsus siis on, kui meie praed ära süüakse? Pärast seda, kui on öeldud, et ma ei taha mitte midagi. Kus see sooline võrstus siis on nagu? Saimoniga enne just saateväliselt ka arutasime neid mõndasid punkte ja siis Saimon ütles, et 3 stiilis on isegi see variant, et menüüs on täitsa kirjas, et et girlfriendil ei ole kõht tühi. Tüdrukul ei ole kõht tühi või midagi sükest. Kui sa võtad seal chicken wingsid, kus on 10 wingsi, siis pannakse sinna 3 tükki juurde, maksad seal paar euri, et tüdruk sõbral ei ole kõht tühi. Aga siinkohal ongi õppimiskoht meestele, kui te olete oma naisega piisavalt kaua olnud, siis te juba teate, et te tellite endale 2 praadi. Ja mina olen selle ära õppinud. Ja tegelikult ma soovitan selle toidukohtadele ka, nagu, et tahate kõik ju trendikad ja ägedad olla. Pange midagi sellist menüüsse, see on jumala fine. Jaa, see on üliäge. Võtad järgmise. Ja teine ongi see, et kui sa oled ka 2 vaata, siis sa võib-olla tahaks natuke rohkem chicken wingsi saada, aga võib-olla 2 portsjonit on võib-olla liiga palju, et see on nagu päris, kasutage seda, see on jumala mõnus. Siige 1,5 praadi variant. Jah, täpselt. Oota, aga sina ei ole selline siis või? Helistame su elukaaslasele, sa ühenda ära oma selle Bluetoothiga. Kõne sõbrale. Hakkame sind expose'ima. See ei ole see saade. Kas me saame kunagi teha siukse, kus sind ei ole kohal, su elukaaslane on? 10 000 laiki ja siis me teeme kõne Markusele. Siis mina istun siin, vaata, siis ta on nagu selle teraapiatunnis. Mul on see vihik on käes. Räägi nüüd, mis su elus... Võin ta nime öelda? Ma ütlesin just. Räägi nüüd, Markus. Mis siin Tehteli puhul kõige rohkem häirib? See tuleks valus. Ma arvan, see tuleks talle valusam, kui ta kõva häälega kõik need välja ütleb. Ma ei tea, ma arvan, et pigem on ikkagi vastupidi, et ma olen see pind perses. Issand, mis šaakaliga ma koos elan. Jap, ei ole lihtne. Nii, see 3. siis on see. Mina olen või? Kui sõber matsutab süües nätsunärides. See on nõustun.
ja sa tegid nõustun. Täiega nõustun. Kas minu teada, ma pooge mind üles või laske mind maha nüüd, kui ma kellegi liiga teen või mingit väga lolli juttu, aga kas see tegelikult see teema läheb sinna mingisuguse ADH ja ärevuste ja siukeste psühholoogiliste asjade kapsaaeda minu teada, kõik need sellised matsutamised, kõik need sellised... Sinu püsimatus? Jaa. Ma olen elanud sellise inimesega koos küll, keda kõik siuksed asjad häirisid ja tegelikult see ongi nagu tema puhul vähemalt, see oli ka arst ütles talle seda, et see ongi nagu it's in your head. Et see on nagu, kuna sul on, ma ei tea, natukene ADHD, mingit ärevustvärki, et siis see mõjutab sind selliselt. Oota, wait a minute. Sul oli probleem, et sina liigutasid ja temal ütles arst, et võta korku ennast. Ei, noh. Iga väiksemgi nagu mingi siuke, võtad lonksu vaata. Mingid siuksed asjad kõik nagu häirisid. Ja kus see tuleb, ongi see, et mina otseselt ei häiri teda, või tal ei ole minu vastu midagi, et see ongi it's in your head. Ma tean, mida... Kogu aeg selle inimesega, isegi ma tähendasin seda niimoodi, et tihti peale ei häirinud, kui keegi teine seda tegi. Aga enamus korrad ikkagi häiris, aga jah. Ma tean, mida minu elukaaslast väga häirib, mida ma teen. Et ma ei tea, teki alla lased puuks. Ma ohkan kogu aeg. Oh my god, ma ei tea, mis teil naistel viga on. Ma tulen autosse, ma mingi... Kõige haigem asi, mida keegi võib sulle teha, ala sõidad kuhugi, nagu muusika mängib siuke, vaibid seal mingi ja järsku keegi kõrvalt mingi saad nagu pigem, mis juhtus? Kõik on korras või? Kas perega on kõik hästi või? Keegi suri ära või? Kas nagu maja põles maha või? Mu päikseprillid teed maha. Sa nagu oma peas, et kõik asjad läbi juba, sul nagu full panic mode juba, nagu mis nüüd juhtus? Kuhu ma nüüd pean minema? Haiglasse sõidame või? Tahaks ju süüa praegu midagi. Kurat, ma ei võtnud riideid kuivatust välja. Jah, enam-vähem. Oh my god, kuidas see mind ehmatanud on nagu. Ma arvan, et kõik mehed on seal paadis. Aga mul on jah siuke nagu... Ärge oma meestele nii. Mul on mõlemat pidi jah, on nagu seda, kuigi on see... Aga kusjuures jälle sa natuke eelmise selle episoodiga põimudega siin selle, tulles natukene tagasi 2 sammu selle toidu koha pealt, et mu girlfriend ei taha ja värki. Nende isude langemistega vanasti mul oli see, et kurat, ma pean selle ära sööma, muidu mul läheb kõht tühjaks vaata. Täna on juba see, et portsud on suht väikseks muutunud ja ma võin nagu share'ida küll. Ütlen ausalt, ega ma ise ei söö päeva jooksul väga üldse midagi enam viimased nädal aega. Ja nüüd tuleb suvi veel peale, täna on esimene see kuum ilm ka, siis no nende, ma ei ole täna näiteks mitte midagi söönud, ma ei taha lihtsalt, mul ei ole isuna. No mina sain oma... ei valetan, enne siia tulekut siin natuke. Ma sain oma toidukorrad nüüd 1 korra peale päevas ja ma ütlen ausalt, kui varasemalt oli nii, et hommikul ärkasid üles, siis lõunaks... Mingi fasting või? Tead, ma proovin praegu seda, ma praegu tunnen, et see kuidagi mulle mõjub kõige paremini see, et ma õhtul söön 2 tundi, nii palju kui ma jõuan. Ja ülejäänud päeva ma ei pea vapsi muretsema, mis ma lõunaks söön, mis ma hommikuks söön. Nagu seda probleemi ei ole, et ma lähengi õhtul koju. Mul ei ole isegi nagu mingeid isusid. Ma vapsi nagu elukaaslane tõi McDonaldsit 1 päev kodu. Ei läinud alla, ei taha enam. See on hea ja ma olen ka seda tähendanud ja hästi tore oli Laura juures ka seal Madeiral olla. Naisterahvad ju söövad nii vähe, vaata. Kui ehtel välja jätta, vana ehtel välja jätta. Ikka see, et oma naine, et ta ikka korralikult seab äkki ja nali naljaks. Aga see aitas ka natuke nagu rohkem mu selle toitumisharjumusele kaasa, et mitte rohkem näksida nii palju mingit jama ja kõike seda. Et mõnus oli. Ma tulin Madeiralt tagasi, ma tegin oma uue kaalurekordi ka. Tavaliselt ma ikka reisilt tulen, siis viimaselt reisilt, kui ma Montenegrost see ei olnud viimane. See sügisel sai käidud veel Hispaanias ja seal ka, aga Montenegrolt tulles ma olin küll mingi 5 kilo raskem või midagi siukest, et ma arvasin, et sealt Madeiralt tulles ka midagi ikkagi tuleb, sai ikkagi, no mis siin salata, sai ka seda kesvamerjukest natukene seal tarbitud, ikka puhkusel võtad siin seal natukene. Aga tõesti, ma tulin tagasi,
See ei olnud isegi päeva esimene kaalumine, see oli mingi, kuna ma jõudsin mingi pärast lõunal, ma olin juba hommikust söönud ja kõike söönud ja mu kaal oli trummipõrin 78,4. Jumala nice. Sa peaaegu kaalud sama palju kui mina. Mu ekspruut kaalus mingi sama palju. Ma olen praegu 76,4. Ei, ma ise nagu, no pigem on see, et ma ei ole kõvasti trenni ka teinud, praegu mul on lihasmass on pigem suht nagu väike, aga kuna ma olen trenni kõvasti teinud kunagi, siis ma tean, et see taastub hästi kiiresti, paari kuuga, et ma luban, ma hakkan trenni tegema järgmisest nädalast. Ma ütlesin selle siin nüüd avalikult ka välja. Siis see võib-olla motiveerib rohkem. Aga selline rasvaprotsent on ikkagi suht madal. Ja võiks olla tegelikult veel madalam. Ehk siis ma peaks kaaluma ikkagi mingi seal 70 kilo. Ma olen suht lühike ka, 76, 77 parimatel päevadel. Okei. Jätka. Ja ma olen lõpetanud, võite jätkata. Järgmine punkt. Kui hommikuks on pandud 15 äratust ühegi peale ise ei ärka, aga mina olen juba peale esimest ärkvel, kuigi enda äratus on 2 tunni pärast. Kuidas sinuga on siis? Meil on sama lugu, jah. Kumb siis on kumb? Mina olen see, kes ärkab, või no enam ei ärka, vanasti ärkasin, aga nüüd on nagu kuidagi ühest kõrvast sisse teisest välja, et nüüd ärkan nagu enda äratuse peale. Et ma ei tea, kas aju on kuidagi ennast ümber seadistanud, et mul on teistsuguse häälega äratus ja kuidagi suudan nüüd nagu edasi magada, kui tal see lõugab. Minul on see, et mul on nagu kerge paranoia, et kui mul on vaja kuskile, minu uni on ka siuke hästi ebakorrapärane ja nädalavahetus mingid üritused, mis siin juhtus nüüd? Nädalavahetus mingid üritused ja asjad ja siis vahest on ikkagi vaja ka päeval või õhtupoole magada. Eriti kui sa oled päev otsa näiteks tööd teinud, ringi ei jauranud mööda Eestimaad, võib-olla teinud mingit raadioasju ja eetris ka olnud 3 tundi vahepeal ja võib-olla siin enda stuudios midagi veel teinud ja siis vahepeal lähed koju, et puhata paar tundi, et öösel minna keikale. Et kui mul on vaja kuhugi minna, ma tean, et ma olen nagu kehvasti maganud, võib juhtuda, et ma tahaks rohkem magada, kui mul on ette nähtud praegu, et siis ma panen küll mitu äratust lihtsalt nagu sellest kohusetundest ja sellest hirmust, et äkki ma magan sisse, mida õnneks ei ole mitte kunagi juhtunud. Peaaegu on juhtunud, aga keegi siis kas helistanud, täpselt jopanud, ma olen üles ärganud või mida iganes. Aga kõik mingid sellised hommikused ärkamised üldjoontes, kui ma ei ole tõesti magamatust. See on see muusikute elu, et nädalavahetusel keikad ja nädala seest tehakse muusikat, et siis võivad need stuudiosessioonid minna teinekord päris varahommiku tundideni välja, et kui sa ikkagi oled selle ree peal, siis sa ei taha seda ära lõpetada ja sa tihti peale ei pane tähelegi, et kell on 4 öösel. Ehk siis on ikka ka neid päevi, kui ma pean hommikul tööle minema, ma jõuan alles kell 4 öösel koju, et siis ma võib-olla panen need mingid äratusi 1-2 tükki, võib-olla äärmisel 3. Üldjoontes on täna juba see, et ma juba ammu ei ärka äratuskella peale, et mul on see äratuskell küll olemas, aga ma olen natukene enne seda nagu kõpsti ise silmad lahti ja ei ole vaja seda mitme äratuse teemat, aga ma mäletan, mu kunagine elukaaslane oli küll siuke, kes toppis neid äratusi nii palju ja ise magas edasi, mina olin juba esimesest üleval, mis siis, et kurat, ma saan veel, võib-olla graafikud on erinevad, ma saan veel mitu tundi magada, ja ma olen nii nagu õrna unekesega, et ma ei pruugi nagu üldse enam magama jääda, siis ma olin nagu tohutult häiritud kogu aeg sellest ja see on ju teaduslikult ka selgeks tehtud, et kui sa ärkad, isegi kui sul on vähe und ja sul on võib-olla 45 minutit veel aega, et ma saaks magada, aga sa juba ärkasid. Sa teed endale tegelikult karuteene sellega, et sa magad edasi. Su päeva algus venib. Su aju, see potentsiaal, mis tal on nagu võimalik selle une ja kõigega nagu sulle pakkuda, selle potentsiaalini sa jõuad, aga võib-olla kui sa ärkad siis kell 8 või 9, sa jõuad sellesse potentsiaalini alles nagu lõunast. Su aju hakkab tegelikult alles siis tööle, et sa andsid talle mingi siukse pooliku signaali, et sa ärkasid ja siis magasid edasi, et see on siuke veider asi, et ühesõnaga, kui sa juba ärkad, siis kurat tee need silmad lahti ja sunni ennast üles. Sul on tegelikult see hetk on raskem, aga üldises mõistes on nagu kergem. Nõus. Tahad võtta järgmist?
ma võin võtta jah. Lihtsalt anna mulle hetk. Nii, kas see on siis, see kiri või? Need 3 alumist. Kus need kirjutatud üldse on? Need on need, mis Instagramist tulid ja siis olid siin osad veel Instagrami omadega. Siia pidin eraldi kirjutamas, nad slaidisid DM-i. Kui ma midagi üle küsin, on meile siis kirjutanud. Miks? Muidu ma ei või. Kui ma midagi ütlen, küsin, siis vastab alati, kui ma midagi üle küsin, siis vastab alati, ma ju ütlesin selle asemel, et uuesti öelda. Pean tunnistama, et ma olen ka veits tuulepea, kellele hästi palju tihtipeale käib mõttes mingid 10 miljonit asja, võib-olla see on natuke mingi ADHD ka, et teinekord ikkagi lähevad meelest ära, mida öeldakse. Ja vaata vahepeal, kui keegi midagi ütleb, siis võib-olla, et oma mõtetes üldse mujal nagu ei kuulagi, siis... Ja pluss ma ei tea, mulle nagu tundub see, et mul on nagu, ma üritan nagu oma peas joone peal olla nende asjadega, mida ma nagu tegema pean. Mul on niigi hästi palju kogu aeg mingid asju iga päev teha, siis ma üritan neid meeles pidada. Ja samas, kui mu kaaslane ütleb, et kuule, et lähme sinna või sinna, kui ma alateadlikult ju tegelikult tean, et ma olen sel hetkel vaba, et ma sinna lähen, mulle tundub, et ma kuidagi alateadlikult lasen sellel minna, et see elukaaslane mulle või mu kaaslane niikuinii ütleb mulle mingi hetk, et kuule, et nüüd õhtul lähme sinna. Et kuidagi mulle tundub, et ma olen pigem nagu siukse moodi peal, mitte see, et mind ei huvitaks see, mida ta ütles ja mul on nagu savi sellest, lasin ühest kõrvast sisse, vaid teisest välja. Pigem on nagu kuidagi siuke autopiloot, et võib-olla selles hetkes ma annan talle kinnituse aga minul läheb see nagu teisest kõrvast kohe välja või kuidagi nagu ei talletu mällu. Jah, ma olen selline, ma tunnistan. Aga ka sina? Kuidas teil on? Ma nagu ei oska väga samastuda, et ma ei tea, minu jaoks natukene tundub see ebaviisakas vastata lausega ma ju ütlesin. Aga vaata, kui see on ilmselt siis jõudnud juba sellesse faasi, kus see on frustreeriv ta jaoks. Et see ei ole nagu see esimene kord vaata või see on kogu aeg ilmselt juba aastaid võib-olla nii olnud ja see on ühe osapoole jaoks frustreeriv. See ongi see ja selle kirjutaja jaoks on frustreeriv, et ta ütleb kogu aeg niimoodi vastu. Ja, aga see ongi see koht, kus tegelikult peaks rääkima. Et võib-olla sa nagu teed oma kaaslasele liiga, arvad, et ta on nagu noks ja võib-olla ei hooli sinust enam nii palju, kui ta suhte alguses hoolis. aga tegelikult on lihtsalt see, et rääkige ja suhelge, üks mõtleb ühte, teine mõtleb teist ja tihtipeale lihtsalt mõeldakse veidikene erinevalt neid asju. Et ei ole seal pistmist sellega, et kes kellest palju hoolib või. Võtame järgmise. Kui olen jõusaalis, teen trenni üksinda ja sõber saadab pilti, kuidas pelmeene sööb. See sõber teeb küll näästilt, ma ütlen ausalt. Ma ei tea. Veel oleks nagu masendavam, kui saadab mingi Mäki einast pildi või midagi siukest, kui sa samal ajal trenni teed. Tartus on see Turu tänava spordihoone, vaata. Seal on need trenažeerid on seal akna all ja siis täpselt teisel pool teed 10 meetri kaugusel on see McDonald's. See on nagu pull. Ja tuled alati sealt, kunagi ma käisin seal trennis lihtsalt ja siis tuled sealt uksest välja ja kohe see Mäki lõhn on sul ninas ja sul on energia ära kulutatud ja no ma tunnistan ausalt ikka korduvalt sai sinna Mäki pärast trenni mindud tänu sellele, et see Mäk seal üle tee on kohe. Aga üldiselt mind ei häiri need pelmeenid või nagu mingi siuke toidu see, et ma nüüd oled ikka vastik küll, mis sa mind kiusad. Ära tee. Me taandume jälle täpselt sinna samma kohta, et ma lähen koju ja teen need pelmeenid endale siis valmis, kui ma tahan. Nagu, et kui ma tegelikult toitu normaalselt liigutan ennast, siis no mitte ükski inimene tegelikult ei peaks endal pelmeene keelama. Nagu. Ja lõppkokkuvõttes sina näed ilus välja, sa saad pelmeene süüa, tema sööb lihtsalt pelmeene. Ja kui sa tunnedki ennast halvasti ja tahad võib-olla kiiremini kaalu kaotada, et kurat, võtta siis mingi kalkuni või kanalihaga pelmeenid täistera mingis selles. Ja väga huvitavaid pelmeene on turule tulnud. Ma isegi olen mõelnud, et peaks proovima mingit. Mul oli teismelisena oli mega hea pelmeenide retsept, mida tolle ajastu tuttavad, kui ma neid näen mingi iga paari aasta tagant, siis mõni neist ikka tuletab seda retsepti meelde, et mul isa siiamaani teeb neid pelmeene, mida sa mulle õpetasid. Neid nagu, üks mu sõbranna, kes õppis kokaks, õpetas mulle seda nippi, et ma ei tea, kuidas sina oled harjunud tegema
praetud pelmeene, kas sa keedad nad enne läbi või midagi? Ma mäletan, et kui ma kunagi pelmeene tegin, siis ma mäletan, et panni peale panin veits vett, pelmeenid see on sinna. hea nipp, see on väga hea ja nipp. siis seal vesi kadus panni pealt ära, siis Gaas läks õli ja siis sealt maitseained ja nii edasi. See vesi aurab ära, jah. Sa teed õigesti. Ma alati soovitan pelmeene enne kas keeta või siis samamoodi teha, nagu sina tegid. Et ärge kohe hakake praadima, ärge kohe pange airfryerisse, aga panni peal on ülihead, kui sa oled juba natuke ära küpsetanud, siis lisa tuimalt sinna panni peale normilt ketšupit. Sounds nasty, sounds very fucking nasty. Aga sa lase sellel ketšupil nagu ära karamelliseeruda sinna pelmeenide ümber ja siis proovi neid süüa hapukoorega. It's fucking amazing. Seal ei ole nagu jää alles väga seda klassikalist sükest ketšupi maitset, teeb natuke sükest magusaks ja mõnusaks. Ma ei ole ise ka nüüd, ma ütlen, ma sõin neid võib-olla viimati aastal 2015, aga mul on kindlasti head mälestused ja naljakas on, et tolle ajast on mingid sõbrad. Mu isa ikka teeb neid pelmeene. Ehtel vaatas mind siukse näoga, et ma mõtlesin sinust ikka paremini nagu. Jah. Loen kiirelt selle... Ei, ma rääk ise. No. Mul sõidab katus ära, kui mees öösiti hambaid krigistab. Kas siin on nagu 2 varianti? Ma ei tea, tegelikult võib-olla rohkem. Kas su meel on mingi... võib-olla on rohkem, jah. Võib-olla näeb eksi unes. Võib-olla näeb sind unes. Aga võib-olla... Võtta, kui naine ajab sind nii närvi, et sa hakkad öösel hambaid krigistama ja siis naine on närvis selle peale või no ma ei tea, mees, et sa hambaid krigistad. Mingi surnud ring lihtsalt. aga võib-olla see mees teeb mingeid aineid. Füüsika, matemaatika. Whatever, võtab mingit pikapäevarühma kuskil. Aga tegelikult ma olen kuulnud seda, et krigistatakse. See on ikka mingi pingete teema või mingi siuke. Ei ole või? Vaat, mis chat töötab? Küsi jah, ChatGPT käest, mis põhjustab hammaste krigistamist öösiti? Jah, kurat, ma ei ole sellega kokku puutunud. Ma tean, mis mind ajab närvi ja mis tegelikult ühte meie kirjutajat ka närvi ajab öösiti on, kui kaaslane norskab. Ja mina olen üks nendest, kes norskab. See on horrid. No meil on õnneks see, et kui ma enne magama jään, siis on kõik hästi, aga kui ta enne mind magama jääb, siis kõrvatropid to the rescue. Ma ei tea, mul ei ole nüüd aastaid ei ole öeldud, et ma mingi mega hullult norskaks. Ma pigem vist on see paremaks läinud ja see on ka ikkagi nagu natuke selle kehakaaluga ja kõikega ikka, jah. On nagu ühenduses. Aga üldiselt inimesed, kes väga tugevalt norskavad, kes on meil avaliku elu tegelastest on, kes seda rääkis kunagi? Mattias Naan ju, kes on lausa magab selle mingi hingamisasjaga. Et see on hästi oluline tegelikult ikkagi, et kui tega väga näästilt norskab, see tähendab seda sõna otseses mõttes, et ta ei saa õhku. Ta on nagu, ta keha on nagu barely surviving tol hetkel, et su ajul on vaja seda hapnikku ja see mõjutab kõike. See norskamine mõjutab su igapäeva elu 100% nagu. Ma olen tähele pannud ka seda, et norskamine on intensiivsem öösiti siis, kui ta ei ole eelnevad ööd ilusti maganud ja on siuksed päevad veninud pikale. Ütle nüüd ausalt, pärast nädalavahetust. Seda ka, jah. Pärast pidutsemist on siis. Seda ka, jah. Ei, tal on pigem see, et nädala sees ta magab nii vähe, kuidagi see tööstress ja kõik see, et unetunde jääb nii väheks, et siis mingi hetk nagu see läheb väga intensiivseks, ta magab ennast välja ja siis on jälle normaalsem. Aga chatu on vahepeal siin öelnud, et kõige sagedasemad põhjused hammaste kriigistamiseks on näiteks stress ja ärevus. Stress ja ärevus kõlab loogiliselt, seda me ka pakkusime. Siis on ka alkohol, nikotiin ja kofeiin, ravimid või stimulandid, mida ma just ütlesin ka, valehambumus, lõualihaste pinge, ma arvan, see läheb ka sinna narko alla. Mis narkost siis hakkab hammaste krigistamine? Kas see alles oli? Ma nüüd võib-olla teen kellelegi liiga jälle, aga mingi jutt oli vaat see Lumivalgukese film, mis aegu tuli. See näitleja kuskil Met-Galal või kuskil oli ka lõug oli maru krampis ja sõitis ja siis
full conspiracy, otsiti kohe mingid videod üles, ühesõnaga tädi tituleeriti kohe nagu korralikuks Snow White'iks kehastas lumivalgukest ja ise on ka siuke lumivalguke, et lõug sõidab kogu aeg. Ma ei tea, kokaiin siis või? See speed on vist ka ju mingi siuke, mis paneb sulle. Ootan sõpra. Ei või? Mina tean, et nagu noortel nendest kommidest, sest nagu see klubis vaatad neid, kes, kellel on pupillid taevani, siis nagu nende kõvasti kokku hambad. Ja, nende puusad tantsivad rohkem, või tähendab nende lõualuud tantsivad rohkem kui nende puusad. Ja, see on päris hea tähelepanek, võib-olla küll. No, mina olen seda tähelepanek. Aga neid jääb järjest vähemaks ju. Ööelus mulle tundub vähemalt. No shooter siis, kui sa oma sammud tõstad, siis kui ma seal mängisin omal ajal. Ma käisin viimati shooter siis paar aastat tagasi ja mul oli imelik, et ma koos nende inimestega seal kulli. Peol mul oli siuke tunne, et ma peaks kulli mängima nendega, mis te jooksete siin lapsed. Ära jookse toas, kukud maa. Jah, ega mul nüüd ka ju 1,5 aastat tagasi viimati käisin, aga sinna pidutsema niimoodi ei lähe, kui ma seal käisin ööelu. Käisid noori poisse vaatamas, mida sa teed? Ei no sa ikka näed, kes sul seal soovilugusid mängimas käisid? Jah, mul olid need kolmapäevad, olid need minu ampluaa oli siis seal. See enam ei ole siis. Liiga vana olid juba õpetaja vaibad. Ma väga ei saa aru nendest stigmadest ja ma ei tea, mis noorte mingid slängid tänapäeval on ja soovilood. Mida sa tahad öelda, et sa ei tea, sul ei ole seda noorte muusikat? Ei ole ja ma ei kuula ka. Ma ei tea, mulle väga ei lähe see TikToki muusika peale. See on päris raju tegelikult. See musa, see uue põlvkonna musa. Ja see, kui palju seda muusikat nagu igapäevaselt peale tuleb. See on nii nagu... Ma ostan vaeseks ennast, kui ma tahan noortele meeldida. See on nii low effort ka, vaata. Me just väljume nagu sellest ajaperioodist, kui kõik muusika, mida release'iti, oli hästi perfektselt lihvitud ja hästi ilus ja nüüd me oleme selles kohas, kus mida koledam, seda mõnusam vist. Jah, eks igale maitsele midagi. Mis sinu maitse on? Muusika osas. Ma olen selles mõttes väga laia ampluaaga, et mul on oleneb pigem tujust. Aga praegu on vist siuke tropical house, afro house, kõik siuke on minu... Ja mis su trenni playlistis on? Kas see on nagu mingi siuke... Trenni playlist on mul podcastid. Käär ja mingi tša-tša-tša või? Ei, ma ütlen ausalt, mul enamus ajast ma kuulan podcast'e. Ja siis ma kuulan nädala jooksul. Kuula aga audioraamatuid sellised ju. Ja, see on ka hea variant, aga lihtsalt ma jõuan oma podcast'ide asjadegagi nagu lõppu ega otsa ei näe, et... Ja, mida sa välismaistest podcast'idest kuulad täna kõige rohkem? Ma jään sulle vastuse veel, kui ma ei tea peast nende nimesid. Mul mingid jooksevad, aga mul on mingid paranormaalsed, mingid juhtumid ja asjad, siukseid... Ja, me peame tegema conspiracy episoodi, me peame tegema UFO episoodi, mingi paranormaalsete asjade episoodi. Küll jõuab, rahu. Pane kirja. Aga räägiks äkki järgmise nädala episoodi teema ka ära. No, valgusta mind. Mis teema meil on? Järgmise nädala episoodi teema on meil, kallid kuulajad, mida sina ütleksid 18-aastasele endale? Oi, jumal. Meil tuleb natukene erilisem episood ja kui teie tahaksite ka oma panust anda, anonüümsust tagame ka, kui soovite, shakalid@gmail.com või ikkagi meie siis Instagram on ootamas teie kirju, rääkige kaasa, andke sõna sekka, selle teema järgmine nädal võtame. Ja meil on tegelikult ju mõte ka, et me tahaks ka mõne tuntuma inimese käest küsida, et mis ja küsime ka. Mis teie mõtted olid siis, kui te 18-aastased olite ja mis täna mõtled, et mis võiks olla. Ja kui sa nüüd mõtled, paneme ikka suht täna selle episoodi üles või homme? Ma ei tea, meil on täna suht palju piiksutamist. Et sa võid siia alla kirjutada ka, et kellelt sina tahaksid kuulda. Ja. Et mis oleks võinud teha teisiti, kui olid 18. Ja, ärge hoidke tagasi. Äkki saame löögile. Ja ma ei tea, hakkame siis vaikselt
1:40 rekordepisood tuleb siit, aga meil on vaja kast lumioravat ära anda ja ma arvan, et täna ei ole isegi kahtlust. Ja me juba tegelikult reetsime ka, et see latt oli nii kõrgele tõstetud selle kirjaga. See läheb meil sõbranna mehest see kakasaaga. Sittujale. Ühesõnaga, selle saab mees või selle saab saatja. Selle saab saatja, kelle sõbranna mees kakas talle dušitrappi. Dušitrappi, nii et palju enne sulle. Saad siis valida lumioraval meelepärasem maitse ja terve kastitäis lumioravat on sinu oma. Oh my god. See saade tuli küll rollercoaster. Ma siiamaani mõtlen, mida see tüüp mõtles, et sa tulid sealt duširuumist välja. Tegelikult tahaks küsida, helistada või kuidas ta oli kuidagi awkward, kui ta tuli sealt duši alt välja, et milliselt ta siis käitus või ta oli nagu rahulolev või mingi kuidas teil siin läheb piigad? Sa võid meile täpsustada, ma tean, et sa kuulad meid iga nädal, sa võid meile täpsustava kirja saata, aga kui nüüd seda tänast teemat natukene kokku võtta, kas sul on endal ka mingisuguseid asju, mida sind häirib oma elukaaslase puhul, mida ta teeb või vastupidi? Mu elukaaslaste puhul, kes mul läbi elu on olnud? Jah, näiteks. Ei vist, ma pigem nagu, mul ei tule meelde, mis need mingi kunagised asjad on olnud. Täna ma üritan ikkagi olla niimoodi, et kui mind miski häirib, et me lahendame selle ära. Ja midagi sellist ei tule küll nagu praegu. Ja kuidas see saate teema üldse sündis, oli nii, et ma olin terve päev kodus koristanud oma dušinurka väga tugevate keemiliste ainetega, mis võtsid mul lausa naha käe pealt lahti, sest ma tark pea koristasin ilma kinnasteta ja mu elukaaslane läks duši alla ja ta ei tõmbanud neid klaase puhtaks ja ma olin jumala kettas. Ja ma kirjutasin Simonile, me teeme sellise saate teema. Aga õnneks ta teeb seda väga harva ja siis ma kohe näpuga näitan, et aita. Nii et... Pedant oled? Ei ole, lihtsalt vaatan see, et kui sa oled terve elamise ära koristanud, sa oled oma küünlakesed, sirelõiekesed elamisse toonud, kõik on puhas ja kena, siis nagu veits ajab närvi, kui sul on õhtul seal kraanikausi ümber mingid piisad ja asjad, et nagu... No, ütleme ausalt, ma saaks aru sinust, kui need oleks habemekarvad või midagi sellist seal kraanikausu ümbrises või mingid hambapasta pritsmed või midagi sellist. Veepritsmed, ma ei tea, kui lubjane teil see vesi on seal lihastes, et kohe nagu kõik on nagu selline... No ikka on ilus vaadata, kui kõik on puhas selles mõttes. Aga ma ei saa selles mõttes nagu... Me kõik käime õhtuti vannitoas istumas. Tore on raamatut lugeda, kui sa vaatad, et... Aga selles mõttes ma ei saa väita, et ma ise teen ka nagu väga palju asju, mis ajab närvi. Ma kirjutan Markusele, et äkki... Ta saadab sulle väga pika. Aus oleks. Ta saadab sulle väga pika nimekirja, mida ma teen, mis ajab teda närvi. Ma juba tean seda. Markus, kui sa seda episoodi kuulad, siis kirjuta siia alla. Ta ei kuula seda. Kas suuresti hirmust või? Ma arvan küll. Mina arvan küll, et ta salaja kuulab ikka. No võib-olla vaatame, kas ta kommenteerib siia alla. Aga ma tean ise ka väga hästi, mida ma saan paremini teha. See kõlab nii halvasti. Ei, see kõik on väga õige ju. Meil kõigil on mingid siuksed asju, me võiksime teada, mida me saame paremini teha. Me keegi ei ole ideaalne ju. Jah, me keegi pole siia ilma sündinud ideaalsena. Välja arvatud mina. Ja sellel toonil me selle tänase saatega... Siia oleks tegelikult sobinud see, vaata. Sellel toonil me tänase saate lõpetame. Nii fucking palav on. Ma olen siia diivani sisse juba ära sulanud. See ritsikas andis veits suvevaibi ka, vaata. Tugitooli sisse olen ära sulanud täiesti kohutav. Su nägu läigib mul ka vist juba. Räigelt. See on see stuudio valg. Te näete oma peegelpilt juba meie näost. Tšau, paka ja kohtume järgmisel nädalal. Tšau!